Tere päevast kõigile ja tere tulemast siis õpetajate webinari teise ossa. Ja alustuseks ma tahan kõiki väga tänada, kes augusti webinari järgselt on saatnud mulle täiesti uskumatud kirju ja nüüd selle webinari väljakuulutamise järel samuti. See teema, millest ma räägin ja millest me siin koos räägime, ta on tundlik, ta on keeruline ja ta on ohtlik mõnes mõttes, et kuna see on teema just nagu, mida kõik vajavad ja samas on selles teemas see oht, et see võib nii kergesti kriitika olla ja seetõttu on see, kus see inimlik element on nii suur. Nii et seetõttu teie kommentaarid, kirjad, küsimused on olnud erakordselt julgustavad ja julgustanud mind edasi minema. Nii et suur aitäh teile. Ja kedagi ei kuule, nii et siin on küsimus, et kas mikrofon on väljas, nii et mulle tundub, et kõik on hästi. Nii, aga siis natukene siis tutvustuseks ka, et minu nimi on Epp Aadler. Ma olen enesemeisterlikkuse coach ja koolitaja ja mõtestaja ja julgustaja. Ja see, mis mind paelub, on inimene. Ja mind paelub inimene nagu inimese kaks poolt. Ehk mind paelub inimese võimekus, see, mis siis nii-öelda tuleb siis, kes teab kust, kas ta tuleb nii-öelda sellisest määratlematust algest ja siis see osa, mis tuleb, eks ole, meie kasvatuslikust ja kultuurilisest taustast. Aga ehk siis kogu see võimekus, mis selles üksikisikus on ja kuidas see siis nii-öelda väljenduda saab. Ja siis teine osapool on nii-öelda see inimene siis sotsiaalses keskkonnas. Ehk kas, ja see on samamoodi kahest otsast, ehk kas ta saab tuua oma selle võimekuse sinna kogukonda ja mida peab see kogukond tegema selleks, et see võimekus saaks üldsegi avalduda. Ja võib-olla siis selline, ma kindlasti ei ole koolifänn, ei ole kunagi olnud, aga ma olen, ja õppimise fänn on ka vale öelda, vaid pigem ma arvan, õppimine on minu loomulik olek alati olnud. Ja ma arvan, et ma ei saa ilma selleta. Ja seetõttu ma arvan, on see ka olnud nii-öelda minu intriig, et kus siis see võimusuhe või siis see kokkupuude nii-öelda siis pärsib inimest või siis võimaldab inimest. Ja see on olnud, ma arvan, minu töö viimased 20 aastat, see peamine keskmine uurimisas nii-öelda see objekt ja ka katsetamise ja proovimise. Ja see, mis mind motiveerib, ehk mind paelub väga selline teoreetiline mõistmine, aga see, mis mind tegelikult veel rohkem siis innustab, on endale tõestamine, et kas see on võimalik. Ja ma arvan, et see on olnud see minu otsing, ehk siis katsetada, proovida, avastada, et kes on see õppija, kes on see mina nii-öelda õppija või siis selle mõjutaja rollis, et nii-öelda see selline pidev tants. Ja see ongi see põhjus, mis pärast ma siis neid webinare teen ja jagan ja loodetavasti hakkan neid rohkem tegema, sest mulle tundub, et selle juba konkreetse tänase ettevalmistamine on olnud nii inspireeriv ja nii loov protsess, et tundub, et neid peab rohkem tegema. Nii et suur aitäh teile siin olemast ja julgustamast. Niiviisi, aga enne kui me lähme siis slaidide juurde, siis nagu ikka tuleb materjali palju, aga noh, uputaja nagu ma olen. Teeks väikese sissejuhatuse, et mis teemad sind siia tõid või mis on see, mis sind intrigeerib, mis sind on paelunud. Ehk siis ma saan teada ka, mis mõttega sa siin oled. Annab mulle ka natukene sisendit. Ja võite kirjutada nii siia chati kui siis küsimuste siia Q&A ruumi, et pärast ma korjan nad siit nagunii mõlemad kokku. Täna teeme siis natuke teistmoodi kui augustis. Olen siin õppinud vahepeal, ehk siis oma osa proovin siin anda, siis vaatame, kas õnnestub tunni aja jooksul. Ja siis sellele järgneb ikkagi vestlus, nii et ma vastan küsimustele ja saame arutleda siin kohe, mitte ma ei anna lubadust, et ma kunagi kirjutan sellest. Loodame, et ma kirjutan, aga ja ka see vestlusosa sellest tuleb salvestus, nii et kes peavad lahkuma, siis ilma ei jää millestki. Nii, aga kui sul on mõtteid või küsimusi või teemasid, siis pane kirja. Ja saate teha neid ka jooksvalt, ehk mida rohkem seda parem, siis see annab mulle sisendit edasiseks tegevuseks ja ka praeguseks.
et kui tore, Viivika kirjutab, et mind inspireeris väga eelmine webinar, nii et kuulasin seda mitu korda ja kirjutasin palju asju välja. Seekord olen jälle avatud igasugusele uuele infole, mida enda külge haakida. Väga tore. Suur aitäh. Aga hea küll, lähme siis edasi, et siin tähtsat infot. Ma ikka muretsen kogu aeg selle info koguse pärast, aga ma otsustasin, et ma ei muretse enam selle pärast. Nii, aga hea küll, ma panen siis vahetan ekraani. Jagan teiega ekraani. Nii. Niiviisi, alustame siis. Ehk siis tänase kohtumise nimeks panin ma õppija mõistmine ja õpetaja roll ja võimalus. Ja tegelikult ma lähen edasi nagu eelmises webinaris käsitlemata materjaliga, ehk need slaidid olid tegelikult juba olemas. Lihtsalt olen nüüd nii-öelda fookusesse võtnud siis selle õppija ja mõnes mõttes õppija kaitsemehhanismid mõnes mõttes, sest ma arvan, et see on see, millega on vaja kõige rohkem tegeleda, mõista, arvestada sellega ja mitte üle arvestada. Ja ehk mõtisklengi nendel teemadel täna, siis olen jaganud selle jutu 3 osaks. Ehk ma arvan, et ei saa mitte kunagi liiga vähe mõtestada enda tegevust. Nii enda tegevust nagu hetkel nüüd praeguses tegevuses, aga laiemas kontekstis. Ehk ma arvan, et sel hetkel, kui õpetaja unustab ära, mis on kogu selle asja pika perspektiiviline mõte, siis ta hakkab lahendama asju taktikaliselt, ta hakkab tegema lühikesi otsuseid ja ta tegelikult hakkab ennast kaitsma. Ja tihtipeale nii-öelda see visiooni meeles pidamine aitab selle lõuendi laiemaks tõmmata ja tegelikult julgustab aeglustama. Nagu vahel kiirendama, vahel aeglustama, aga ma arvan, et ta tõmbab nagu selle mänguplatsi piisavalt suureks ja seetõttu käime selle uuesti üle ja tegelikult ma lähen edasi, nagu mõnes mõttes lähen praktilisemaks, mis ma võib-olla seekord ma püüan olla nagu veel praktilisem, et kui eelmine kord oli selline mõtestamine rohkem, siis seekord on ikkagi mõtestamine aga praktilisemast vaatenurgast ehk siis nii-öelda see kuidas osa. Siis teine jupp ongi just sellest, et millega nii-öelda peab õppijaga kohtudes arvestama, ehk mis on need tema kaitsed, hirmud, hoiakud, probleemid. Ja see on nagu oluline, et mitte keskenduda sellele sõnale probleem, sest probleem on, eks ole, see, milleks mina selle nii-öelda tituleerin, millega mul on raske silmitsi seista. Et kui hakata nägema neid olukordi nagu õppija seisukohast ja selles võtmes, et ta püüab ellu jääda, siis tegelikult on neid palju lihtsam mõista ja palju lihtsam nendega hakkama saada ja palju lihtsam andestada ja palju lihtsam saada aru, et võib-olla see trall ei käi praegust minu pärast nii-öelda, sest minu enda kogemusest, ma arvan, see hästi keeruline osa õpetaja rollis on see, et kuidas teha vahet, kas hetkel see probleem on nii-öelda minust tulenev või mitte. Ehk nii-öelda see mäng minu isiku ja see professionaalse rolli vahel on väga-väga raske mõista aeg-ajalt, nii-öelda, et kus saab aru sellest, et mida saab ma teha ja mis tuleb nii-öelda sellest õppijast, sest ta proovib praegust ellu jääda. Ja siis ma jagan ka natukene oma protsessi, sest et kuidas ma valmistun üldsegi tegelikult nii-öelda õppeprotsessiks enne kohtumist ja kohtumise alguses, sest ma arvan, et seal on võti mõnes mõttes. Ja võib-olla see annab mõtteid, võib-olla mitte, aga võib-olla kinnitab, võib-olla lööb uppi midagi. Aga lihtsalt jagan seda nii-öelda oma lugu või oma vaatenurka, mis hetkeseisuga on. Ja taaskord, nagu ma ka eelmine kord nii-öelda rõhutasin ja on hästi oluline, ehk ma ei jaga tõde ja õigust. Ehk ma ei väida, et asjad on nii, nagu mina neid kogen või nii, nagu mina neid näen. Minu töö eesmärk on käivitada mõtlemist ja käivitada sinu mõtlemist ja käivitada sinu kogemuse lahtikodeerimist sinu seisukohast. Sest sellest ei piisa, et ma võtan nii-öelda mingisuguse käsitluse omaks. Ma pean selle tegelikult läbi närima, läbi seedima mitu korda praktikas kogema ja selle tagajärjel endiselt uskuma jääma. Ja see on tohutult sisemine protsess. Ehk see on see, mis on see õpetajaks kasvamise lõputu õppimine ja lõputu lagunemine, lõputu suremine, lõputu läbipõlemine, lõputu nii-öelda inspiratsiooni leidmine.
nii et seetõttu julge mitte nõustuda, julge küsida, mida mina arvan, mis on minu kogemus, mida mina märkan, mida mina tahan teha, sest ma tahan nii-öelda anda jõudu sinu loo tekkimisele. Kui minu lugu saab seda nii-öelda kas täiendada, julgustada, siis see on imetore. Kui ta seda ei tee, vaid annab sulle jõudu selles, et ma ei ole nõus sellega, sest ma olen nõus sellega hoopis, siis ma olen veel rohkem rõõmus, sest ma arvan, et see on et õppija ülesanne või õpetaja ülesanne on aidata õppija luua oma lugu ja mitte vastanduda, mitte öelda, mis see õige lugu on, sest tema peab elama selle looga. Ehk tema peab saama iseseisvaks oma loo kandjaks ja vastutama selle oma loo eest ja olema mõnes mõttes piisavalt jäik ja piisavalt avatud, et see lugu saaks kasvada ja ta suudaks seda lugu edasi kanda. Nii et seetõttu nii-öelda minu loo ülevõtmine ei aita mitte kedagi. Nii et rõhutan, et ma ei ole tõekuulutaja, ei loe siin epistlit, vaid tahan julgustada oma teed käima ja oma lugu avastama. Niiviisi, aga et mis siis see õppimise mõte on ja mida mina oma tööga tahan anda. Olen otsustanud, et räägin väga palju mina vormis, sest võtan 100% vastutust selle eest, mis on minu kogemus ja see ongi see, et ma ei ütle seda, et see on nii-öelda mingi ametlik käsitlus või et ma arvan, et see kõik on õige, vaid ma jagangi nii-öelda oma mõtet. Ma lähen edasi sellest kohast, kus ma eelmine kord mõnes mõttes pooleli jäin, ehk mis see õppimine siis on, et ma arvan, see laiem pilt, eks ole, oli, et nii-öelda toetada sellist nii-öelda eluvõimekust ja nagu laiemas plaanis ja olla tohtimist ja seda endaks kasvamist. Aga ma toon sisse veel nüüd nagu spetsiifilisemalt, et kui ma lähen sellele üksikisiku tasandile, et mida me siis selle konkreetse õppijaga, ehk kui ennem rääkisime nagu nii-öelda laiemas kontekstis või ideoloogilises kontekstis, siis nüüd täna ma keskendun rohkem sellele üksikisikule ehk see üks õppija, ja see on nagu ka minu kogemuse järgi sõltumata vanusest. Ehk on asju, mis on väikestega lihtsam ja on asju, mis on täiskasvanutega lihtsam, aga minu kogemuse järgi on väga paljud asjad täiskasvanutega keerulisemad, sest täiskasvanute kaitsemehhanismid on võimsamad, sügavamad, keerulisemad ja nemad julgevad ennast nii-öelda õppeprotsessi veel vähem anda, sest neil on nii-öelda see kogemus on taga. Aga ehk miks me siis teeme seda tööd või miks mina seda tööd teen, ehk siis ikkagi on see eluga hakkama saamine ja eluga hakkama saamine tähendab nii endaga hakkama saamist, teistega hakkama saamist. Ja minu jaoks on väga oluline on see lennuvõimestamine. Nagu ma eelmine kord võib-olla ka mainisin, siis loodus on minu jaoks, ma arvan, üks tähtsamaid õpetajaid. Ja ornitoloogiast on selline sõna nagu lennuvõimestamine ehk linnuvanemate eesmärk on oma poeg ära lennuvõimestada, sest vastasel korral ta jääks ellu. Ehk lind peab pesast välja lendama ja ma arvan, see on nagu metafoor, mis aitab mind väga hästi minu töös. Ehk ma pean aitama oma õppijal saada autonoomseks. Ehk me inimestena unustame selle ära, et tundub, et see ema või õpetaja või kes iganes on nii-öelda peaks aitama meil igavesti lennata, et isegi kui see nii-öelda pojakene ei taha seda, siis kuidagi tundub, et see pojakese lennu abistamine on nagu selle täiskasvanu igikestev mingi eneseteostuse vahend. Ja nii jääb tegelikult sellel aitajal ka ise lendamata ja seetõttu ma arvan, see lennu võimestamise sõna iseenesest on nii, ta võtab kõik kokku. Ehk ta on üks väga-väga hea sõna minu meelest, mida ma soovitan võtta aega ja lahti mõelda see sõna. Ja selle autonoomsusega nagu taga ongi see elamisvõime minu jaoks. Elamisvõimega kaasneb automaatselt lahendamisvõime. Ehk sel hetkel, kui ma nii-öelda ellu astun või mängu astun, siis selle hetkest alates ma seisan silmitsi probleemidega. Ma seisan silmitsi ootamatustega, teadmatusega, vastuolulisusega, mitmekihilisusega, rollide konfliktiga ja need kõik on vaja lahendada kuidagimoodi ja seetõttu, ja see on see, millest me räägime sellest nagu loomulikust loovusest, ehk loomulik loovus ongi lahendamine, ehk me nii-öelda leiame kogu aeg lahenduse. Ja siis selle tagajärg nii-öelda ongi see elamisvõimeline, lahendamisvõimeline, lennuvõimeline inimene teoreetiliselt võiks oma eluga toime tulla autonoomselt ja nii-öelda teistega koos. Ehk tihtipeale see jutt võib kõlada, et on nagu enesekeskne, aga siiski ma arvan, et nii-öelda see minu elu algab minust siiski, et ilma minuta ei saa
minu elu olla. Ehk kui ma täielikult nii-öelda sellest minast loobun, siis tegelikult seda meiet ei saa ka tegelikult olla, sest neid üksiktükke nii-öelda ei ole. Ja seetõttu nii-öelda kõik need oskused ongi, eks ole, nii-öelda minus, mina kui teiste mõjutaja, mis tähendab, et tegelikult mina võimaldan ka teistel sellel tekkida. Ja siis on see koos. Kasutan hetkel sõna koos nagu meie asemel. Ja see on ka minu jaoks hästi nagu taaskord on oluline rõhutada, et see koos tähendab seda, et me reaalselt teeme koostööd. See võib olla ka siis nagu meeskonna vormis, see tähendab seda, et me oleme ka see nii-öelda üks üksus nii-öelda koos olles. Aga ma arvan, et üha rohkem on vaja rääkida koos kui nagu võõraga, see lähestik olev inimene, kellega ma jagan lihtsalt ruumi, aga me tegelikult ei ole, selles mõttes me ei ole nagu suhtes, olgu see siis nii-öelda teine poekülastaja, olgu see minu nii-öelda tänaval teine liikleja, et me ei ole just nagu suhtes, aga me tegelikult oleme suhtes, sest me jagame ruumi ja sellest tulenevalt me juba mõjutame üksteist. Nii et see on nagu see koht, kus ma arvan, et on oluline ka taaskord see koos nagu läbi mõelda nagu jälle selle sõna nagu mitmekesises tähenduses. Niiviisi. Ja siis, mis see õpetamine on või mis see õppimine on, et mida ma arvan, et kui me võtame nii-öelda see õppekava on jaotatud tükkideks, me täna räägime ka palju, mis ma arvan, on paradoks ja mida me tegelikult õpetame. Ehk kui õppekava on jaotatud aineteks ja me räägime ühiskonnas tänapäeval jube palju nendest nii nimetatud pehmetest oskustest, mida üha rohkem öeldakse, võiks kutsuda päris oskusteks, mitte pehmeteks oskusteks. Sest need on oskused, millest päriselt sõltub meie elu, mitte nad ei ole mingisugune tilulilu. Aga et see on paradoks ehk kas me arendame inimest või õpetame neile teadmisi. Aga see on, ma arvan, selline tänase vestluse selline pidev paradoksaalne aldeks mõnes mõttes, et kumb siis on nii-öelda oluline. Aga ma arvan, et kui me räägime nagu õpetajatega, siis enamasti õpetajal on olemas, või mitte enamasti, alati, ka minul, ma ei tea, kui ma olen koolitaja või olen ma mingi esineja, mul on alati teema. Ehk mul on alati see aine, mul on alati teema ja mul on alati mingi fookus. Ja seetõttu, kuna mulle meeldib mängimine ja see aitab mul mõelda oma tööst, siis ma arvan, et õppimine on või õpetamine on tegelikult nagu elutükkide andmine ja see on nagu Lego tükid. Ehk ja tegelikult ma ei tea, kuidas moodi see õppija hakkab seda tükki kasutama. Ja see on nüüd see, kus tuleb mängu ja see, et tegelikult see, kuidas ma talle selle tüki annan või millise suhte ma võimaldan selle tükiga luua, sõltub see, kas ta julgeb seda tükki kunagi kasutada, kas ta saab seda tükki kasutada või peab ta seda tükki hakkama igavesti ignoreerima, sest ta kardab seda tükki. Ja see on nüüd see koht, kus sõltub nii-öelda see, et kuidas see tükk siseneb tema ellu. Ja sellest edasi, eks ole, läheb nii-öelda see, et üks on see, et ma annan selle tüki, selle mingi, vahet pole, kas ta on mingi teadmine, oskuse alge, nii-öelda see mingisugune infokild. Tead, see oskuse algus on juba infokild, see teadmine, et üldse midagi saab tegema hakata. See, et ta muutuks funktsionaalseks, kasutatavaks vahendiks, see on ju teine protsess, eks ole. Ja seetõttu nii-öelda ma annan need tükid, aga tegelikult see õppija on see mängija, kes hakkab nende tükkidega nii-öelda tööle. Ja siis kogu see suhe, mis ma nende tükkidega loon või mis ma sellele tükile annan, sõltub see, et kui julgelt hakkab mängima sellega. Ehk siin on jälle, ma arvan, see Lego on õudselt hea paralleel, sest Lego tükid on lihtsalt, ma ei tea, tuplotükid on hästi suured ja Lego tükid on hästi pisikesed. Et see on jälle see sama koht, et mis tähendus ma selle õppijale annan, milliste tükkidega ta mõnes mõttes nagu julgeb mängida. Et kas ma arvan, et on titekas mängida suurte tükkidega või arvan, et on alandav mängida nende suurte tükkidega. Ehk nii-öelda, seal on jälle sõltub see, et kui laialt ma võin mängida ja kui suurelt või kui valesti, eks ole, see on nii-öelda teistmoodi, võin ma üldsegi midagi teha ja mingit asja lahendada. Ja see taandum ei räägi ainult õppijast, vaid see kogu aeg, me räägime sellest õppija kontekstis on mu jaoks oluline, mida ma nagu rõhutan hetkel, et see õppija ja õpetaja on täpselt samas olukorras. Sest tegelikult iga kord, kui sa lähed klassi ette, oled sa nullseisus taaskord, sest sa ei tea, mis seisus see nagu grupp on, sa ei tea, mis enne seda juhtus, sa ei tea seda, mis on nagu enne seda ennet juhtus. Ehk tegelikult sa nagu alustad seda olukorda, kus ma üritan seda tükki taaskord anda nagu uuest seisust.
ja samamoodi tuleb see õppija sinna ruumi teadmata, mis temaga nüüd tegema hakatakse, ehk mida see õpetaja temaga teeb ja mida teevad tegelikult need kaasõppijad. Ja saate aru, ja see kõik nagu mõjutab seda, kuidas neid tükke saab vastu võtta, kuidas neid tükkidega saab midagi tegema hakata ja kuidas see tükkidega nagu mängima saab üldsegi hakata või need tükid tuleb laduda kuidagi riiulasse hästi korralikult, sest hästi distsiplineeritud peab ju kogu aeg olema. Nii et see on selline põnev mäng ja see on jälle võib-olla selline üks töövahend nagu mõelda, et mida, ma ei tea, mängige ise vängelklotses, et nii-öelda, et on nagu metafoor, et mis tükke ma annan ja mis mängu ma soodustan või mis mängu ma ei luba mängida tegelikult, et see on ka jälle selline, et ma arvan, et ei ole mitte oluline vaadata kriitiliselt oma tööd, vaid küsida seda, et mida ma võimaldan ja mida ma ei võimalda. Ja siis see annab nagu arenguruumi, kui ma saan hakata seda mõlemat poolt nagu nägema, et ma saan hakata, et okei, mul tundub, et see mul tuleb välja ja siis mul tundub, et see ei tule väga hästi välja. Ja see on oluline aru saada, et see ei ole tõde. Et see, et ma arvan, et mul ei tule hästi välja, ei tähenda seda, et see klotsi saaja ei armasta seda, kuidas ma seda teen. Ja see on nüüd see koht, kus ma ei saa mitte kunagi olla adekvaatne oma headuses, sest ma ei tea seda, kuidas sina tajud seda, mida mina teen. Ja see on nüüd see koht, kus on vaja ka lahti haakida sellest, et kuigi mina tahan luua oma arust mingit mängu, mina annan teile need klotsid, nagu ma ei tea konkreetselt praegu see, mis ma räägin, aga võib-olla see mäng või need sõnad käivitavad teie peas hoopis teised seosed. Ja see on see, mis on see põnev, et mul puudub täielikult kontroll selle üle. Ainus, mille üle mul on kontroll, on minu tähendus. Ja see on nagu ka, ja ainus, mis ma saan tagada, on see, et ma annaksin seda infot heatahtlikult. Ehk mul ei ole vaja tegelikult teada lõpuni, mida teie sellega teete. Seda on tore teada saada, sest see inspireerib, aga mul ei ole vaja kontrollida seda, mida te sellega teete ja kas te hakkate õigeid maju ehitama. Nii et see on jälle see, mis on see nagu õpetaja raskus, paradoks ja miks ma nagu kogu aeg täna rõhutan seda, et see kõik taandub minu usule. Et kas ma usaldan seda, mida ma teen ja kas ma usun sellesse, mis ma teen lootuses, et äkki see hakkab kuidagi moodi toimima. Teadmata, kuidas või mis tükid kokku pannakse või mis leidlikkus nagu sellel õppijal tekib sellest. Ja millal see tekib, võib juhtuda see, et hetkel tundub, et põmm, mitte midagi aru ei saa. Ja reaalsus on see, et see tükk läheb käiku 10 aastat hiljem, 20 aastat hiljem, kui see järsku see nii-öelda see seeme, mis istutati, saab järsku selle õige hetke, kus tekkida ja tuleb välja, et tal äkki on see teadmine olemas, mida ta ei teadnud, et tal on, ta ei teadnud, et see oluline on, aga ta on selle saanud ühel hetkel. Ehk ta on nii-öelda ressursikam, kui ta kunagi teab, sest selleks on vaja jälle seda hetke, mil see käivitub. Aga selleks on vaja nagu seda usaldust, et ma andsin selle tüki niimoodi ära, et ta ei saa seda tükki, et ta ei pea seda tükki kartma mõnes mõttes, et see tükk võib jääda neutraalseks, ta võib jääda magavasse olekusse, aga ta on piisavalt turvaline, et ta saab ühel hetkel tärgata. Nii, ja siis on, et miks seda siis ikkagi veel teha, ongi nii-öelda võtab kokku, mis ma siin just rääkisin, et on variant, kas ma annan nii-öelda saan, tean ja proovin energiat või annan ma ei saa, ei tea energiat. Ehk kumbas energias on sinu klassis või sinu ruumis turvalisem olla. Ehk kui on väga rangelt hinnatud ruum, siis on oluliselt turvalisem seal olla ei saa energias. Sest ohutum on mitte proovida. Ja see on nüüd jälle see koht, kus tuleb see õpetaja nagu võim mängu, nii et õpetaja ise ei teagi seda, ehk millises energias on ohutum sinu ruumis olla. Kas on see mänguenergia või on see kaitseenergia ja see on jälle see koht, mis on kusagilt maalt, et ma võin oma arust olla õudselt avatud, aga see ei tähenda seda, et tegelikult ei loeta minu olekust välja seda, et tegelikult siin ei ole ohutu. Nii et ta on selles mõttes selline ka jälle nagu paradoks. Täna ma räägin hästi palju kasutan sõna paradoks, sest ma arvan, et sel hetkel, kui nagu see mõjutaja lepib selle sõnaga, et ma tegelikult ei kontrolli kunagi lõpuni seda protsessi, siis sel hetkel, ma arvan, algab õpetaja areng. Nii-öelda ta laseb lahti paljudest asjadest ja ta saab hakata tegelikult nii-öelda selle positiivse hirmuga armastavalt andma ja looma. Ehk see on nagu hoopis teistsugune andmine. Ja siis ongi nagu see, mis mind paelub, on nii-öelda see, et õpetaja, nagu ma ütlesin eelmise esimeses webinar rõhutasin, usaldus ei ole kohustus, usaldus on tagajärg. Aga mida ma saan paluda luba, et aidata näha su võimekust. Ja see ei ole see, et ma ei näita sulle, vaid ma aitan sul näha sinu võimekust.
ja see on samamoodi selles õppeprotsessis, miks on see õpetamisruum nagu siis see hea harjutamisruum, peaks olema ideaalis hea harjutamise ruum, et kui sa kukud, ma püüan su kinni. Ehk nii-öelda väljaspool klassiruumi sa saad ise hakkama ja seal ei ole see võrk ei ole nii-öelda tagatud, aga ideaalis see nii-öelda juhitud õpperuumis peaks olema see kinnipüüdmine tagatud mõnes mõttes. Seda ei saa taaskord lõpuni tagada, sest ma ei pruugi märgata. Aga ideaalis võiks see nii-öelda olla see tahe, et ma püüan kinni, ma märkan ära, kui sa hakkad lõpuni kukkuma ja ma aitan su nii-öelda üles tagasi. Ja see on see, mis tihtipeale, eks ole, ma arvan, te kõik olete kuulnud neid lugusid, aga ei püüta kinni ja kui kool on ainult nii-öelda korralduse andja ja hinde andja, siis tegelikult selles protsessis ei ole harjutamiseks ruumi, eksimiseks ruumi, sest ma saan eksimise eest, ma saan nii-öelda eksimine ei ole mitte võimalus õppimiseks, vaid eksimine juba on lõpptulemus, kust edasi ei saa mõnes mõttes minna. Ja see on nüüd see koht, kus me täna ei räägi palju sellest hindamise raskusest, aga see on see, kus tuleb nii-öelda see hindamine on ohtlik olukord, millega juba mõnes mõttes loobutakse sellest turvavõrgust. Ehk mina olen nii-öelda see hinnangu andja, mitte ma ei ole see, kes aitab ja toetab. Et see on nagu selles mõttes taaskord jälle selline vastuolu. Ja siis see, mida õudselt palju tehakse, mis on ka niisugune tuleneb nii-öelda sellest nunnutavast lähenemisest ja et õppija on laps, on nii-öelda siis need just nagu positiivsel eesmärgil öeldud küsimused, oled sa ikka kindel, see on päris hirmus või kas sa üldse ei karda, mida küsitakse siis nendelt julgetelt, aktiivsetelt, keda nimetatakse hulljulgeteks. Ja neid küsimusi esitavad inimesed, kes ise pelgavad ja see on see nüüd jälle ja see ongi, et kui õpetaja ei ole ise julgenud väljaspool kooli midagi teha, siis tal on väga raske tegelikult kaasa elada ettevõtlikkusele, sellele hulljulgusele, väga suurele aktiivsusele ja väga suure selle innovaatilisusele. Ja see on jälle see koht, kus õpetaja peab olema ise teadlik, et ma tean, et ma kardan, et ma ise julgeks seda teha, aga ma ei pea seadma seda küsimuse alla selles õppijas. Ehk ma arvan, et olukorras, kus ma ei tea seda, kas ta kukub, on vajalik olla vait ja olla kõrval see kinnipüüdja vajadusel, aga mitte olla see lisahirmutaja, sest isegi kui ta on hulljulge, siis sa tead seda, et ta kardab ikkagi, aga ta lihtsalt otsustab hetkel mitte karta. Nii et ta võtab riski ja ma arvan, minu asi on anda talle julgust see risk teha, tagada see, et ma vajadusel püüan ta kinni, kui ta ebaõnnestub. Ja see ebaõnnestumine on väga vajalik, aga ma lihtsalt nii-öelda püüan ta emotsionaalselt kinni. Nii et see on ka jälle selline asi, mida paljud inimesed ei tea, et nad annavad oma arust, need on positiivsed laused, mis toimivad tegelikult hirmutavalt. Nii et see on ka jälle selline, ja mitte alati, eks ole, et ei saa öelda, et tõmbame nüüd laused maha ja ütleme, et ei tohi neid lauseid kasutada. Et see on jälle, aga see on jälle selline nii-öelda enesearengu küsimus, et kas ma hakkan märkama, kuidas sellised küsimused mulle mõjuvad ja kas ma võtan vastutuse oma sõnade eest ja püüan nii-öelda treenida ennast võimestavamalt suhtlema õppija, kui ma olen selles õpetaja rollis, aga ka väljaspool seda. Nii et see on jälle selline mõtlemise koht. Nii, ja nüüd me näeme, nagu ma arvan, et kõik see, mis ma rääkisin, ma arvan, et mitte ükski ma arvan, et mitte keegi ei vaidle vastu sellele, et see on nagu selles mõttes oluline, ehk võikski öelda, et on selge. Aga miks see siis ikkagi nii keeruline on ja miks seda on nii keeruline praktikasse panna? Mõtlesin selle üle ja jõudsin selliste mõteteni, ehk minu kogemuse järgi enamus inimesed märkavad seda ja enamus inimesed on kogenud, seda pole ja enamus inimesed tahavad seda teha tegelikult, et see on jälle see, mis mulle nagu mõnes mõttes, ma arvan, mida ma olen nagu peljanud või tegelikult täiesti nagu mõnes mõttes nagu, nüüd ma tunnen nagu piinlikkust mõnes mõttes, et ma olen peljanud rääkida nendest asjadest, sest ma olen alati kartnud, et ma olen liiga kriitiline õpetaja suhtes. Aga tegelikult minu kogemuse järgi on valdav osa õpetajad tahavad teha ja nad teevadki tegelikult seda, mida ma räägin. Aga mingil põhjusel ei tule see nagu sellesse nähtavasse ruumi. Ja seetõttu võib-olla ongi, et nii-öelda, et miks siis? Ehk siis minu kogemuse järgi enamus inimesed märkavad seda kõike. Ja veelgi rohkem unistavad sellest, ehk nad tahaksid, et oleks teistmoodi. Miks muidu räägitakse sellest koolist nii lõpmatuseni nagu oksendama ajavalt, lihtsalt nagu nii tohutult palju, et minu see kool on nagu muutunud nii ülehinnatud kohaks või kuidagi minuks on see natukene nagu üle ääre läinud, mismoodi et see kool peaks olema just nagu mingi täiuslik koht, ei pea olema, et see on lihtsalt üks osa elust, mitte see ei ole kõige tähtsam osa. Aga nii-öelda sellisest võimestavast koolist ja võimestavast õpiruumist, ma arvan, unistavad paljud.
Minu kogemuse järgi väga paljud on hädas, aga vähesed otsivad tegelikult lahendusi ja ma saan aru, kuna nendel ei ole tegelikult kas aega, oskust, nendel ei ole, nad ei saa seda otsa kätte, siis nagu selle praktilise otsinguga minu kogemuse järgi tegelikult tegelevad vähesed ja veelgi vähemad julgevad proovida uut. Ja see on jälle see, et kas võtta seda nüüd kui süüdistusena, sest tegelikult julgeda proovimine on üks jube keeruline asi ja selleks on vaja tohutult tuge taaskord. Tuge on vaja enda seest, tuge on vaja nagu sellelt ümbritsevat süsteemilt. Ja siis on lisaks sellele, et kuna see, et milles see õpetaja töö keerulisus on ja miks ei saa tegelikult õpetaja tööd väga kergelt arendada, on see, et õpetaja töö tuleneb väga suuresti õpetaja varasemast kogemusest. Ehk kui õpetaja unistab sellest, et see võiks olla võimestav, aga ta ei ole kunagi elus seda oma peal kogenud, ehk ta ei ole kunagi olnud see õppija, kes on olnud võimestatud, ta ei ole kunagi näinud ja kogenud nii-öelda, ta küll mäletab seda, et tal oli paha, aga ma ei ole kogenud praktikas seda võimestamist, julgustamist, andestamist, kõik see, millest ta tegelikult unistab, siis seda on erakordselt raske panna praktikasse, sest mu psüühikas puudub see muster. Jah, ma võin teoreetiliselt lugeda sellest, aga küsimus on see, mida ma teen päriselt sel hetkel, kui ma olen selles olukorras, mis on tohutult pingeline, siis sel hetkel me ei võta, nii-öelda meie aju ei võta vahendeid ja ressursse kusagilt raamatutest, mis on loetud, vaid me võtame päris elust, mida me oleme kogenud. Ja see on see, kus käivituvad kõik see olemasolev kogemus. Ja see on see põhjus, miks pärast on tohutult vaja seda muutust, sest midagi ei muutu enne, kui nii-öelda ei hakata kogema teistsugust õpetamist ja teistsugust juhtimist. Nii täiskasvanuna kui nii-öelda noorena. Ja see on see, mis pärast nii-öelda on ka sellesse uskumine praktikas väga-väga keeruline, kui ma ei ole seda isiklikult kunagi kogenud. Ja siis sellest edasi läheb veel, et isegi kui ma nii-öelda olen kogenud, siis tegelikult, nagu ma juba ütlesin, selle rakendamiseks on vaja ruumi, kus ma olen julgustatud, toetatud ja usaldatud. Nii, ja seda tehakse sõnades peaaegu kõikides kohtades, et loomulikult me julgustame kõiki proovima uusi asju, aga seal on üks asi ja ma olen näinud seda nii tavakoolis ja ma olen seda eriti jõhkral moel ja täiesti ootamatul moel näinud ülikoolis töötades. Ehk see nii-öelda see toetusaeg, see arenguaeg, mida antakse, armuaeg, selle aeg on nii lühike. Aga selleks, et nii-öelda minust saaks toimuda muutus ja saaks toimuda õppijas nii-öelda selle uue süsteemiga leppimine, aktsepteerimine, selle õppimine, ta saaks hakata eduelamust saama sellest teistsugusest lähenemiseks, selleks on vaja tohutult palju aega. Ja selles ei ole kuu aega, see ei ole 2 kuud, ehk tegelikult nii-öelda, kui me hindame, tahame saada õppimismuutuse tulemusi kuu aega hiljem, mida ma olen näinud, et juba küsitakse, et üks kohtumine juba oli, et kuidas nüüd tulemust ei ole, siis tegelikult on see mõttetu. Ehk seetõttu nii-öelda see selline pikaajaline jama usaldamine on nagu eeldab ka juhtidelt hoopis teistsugust mõtlemist. Ja ma arvan, ma loodan, et me liigume sinna, aga tegelikult ma arvan, et enamus, kes te siin olete, et te olete täpselt teete neid samme, aga tegelikult see koht, kus te selle toe saate, on tegelikult teie enda seest. Ehk tihtipeale seda ümbritsevat tuge, seda patja, seda professionaalset patja tegelikult on, ma arvan, väga vähestel inimestel Eesti ühiskonnas, nii asutustes, koolides, ma arvan, kohati mulle tundub, et koolides on veel vähem seda, et kui, ma ei tea, erasektoris tegeletakse inimeste motiveerimisega, siis avalikus sektoris pole seda vaja teha enam-vähem. Et kui ei meeldi, siis mine ära. Nii et seetõttu nii-öelda see on võib-olla selline loend, et miks pärast on see keeruline ja miks pärast on see õppija keskse õppimise loomine väga keeruline, sest me oleme ainekeskne ja kontrollikeskne süsteem endiselt, et ma arvan, et meil ei ole tegelikult veel mitte midagi muutunud. Aga ma arvan, me niimoodi tibusammul või siis kirbusammul läheneme sinna. Nii, ja siis kui ma mõtlesin, et ma neid webinare olen siin reklaaminud, kasutades seda hästi nunnud pilti, sellist idupilti, siis tekkis mul äkki hirm ja ma mõtlesin, et mul oleks vaja seda ka ikka käsitleda, et kes siis selles protsessis tegelikult see taimekene on. Sest see on tegelikult oht, ma arvan, see on väga ohtlik pilt kasutada selles kontekstis, mida me räägime.
Sest kui vaadata seda taimekest kui nõrgukest, siis on hästi lihtne hakata seda taimekest alandama ja seda taimekest patroniseerima ja talle ülevalt alla vaatama ja ka teda üle kaitsma. Ehk ma arvan, et see, millest me räägime, on see taimeke kõik osapooled. See taimeke on see õppimisprotsess, mis on erakordselt habras ja mis on väga kergesti lukku minev. See taimeke on see õppija ja see taimeke on see õpetaja, kes on inimesena väga-väga hapras olukorras selles võimupositsioonis. Ja siis on see õppija, eks ole, kelle kallal nii-öelda võimutsatakse seda õppimist esile kutsudes. Nii et ja ma arvan, et on oluline taimekeses näha, et selles taimekeses on tegelikult see taimeke kasvab mitte tänu kasvatajale, vaid taimeke kasvab tegelikult sellele keskkonnale, mis võimaldab tema elutahtel kasvada. Ja vaadake, seda elutahet on vaja selles mõttes hoida, et aga tegelikult see kasvamine tuleb temast endast. Nii et see on nagu see hoidmine, aga mitte ülehoidmine. Eks ole, see on nagu see, et ma näen tema haprust, aga ma ei alanda teda. Ehk nii-öelda tema selles, nii-öelda see on samamoodi see, et ma ei näe temast ka kogu aeg, et ma ei kutsu teda ka selleks tammepuuks, keda ma tean, et ta kunagi saab, vaid ta on seal, kus ta parasjagu on. Ehk ma nii-öelda ei alahinda ega ülehinda teda. Nii et seetõttu mõtlesin, et ma nagu räägin üle, aga samas on ka oluline see alahindamise, ülehindamise puhul on ikkagi see, et isegi kui ma ei kutsu teda nii-öelda väetikeseks, siis ma annan aru ja see on see, mis on see minu professionaalne oskus, et teda on väga lihtne murda. Ehk seda, et isegi kui tas on tohutu elutahe ja tas on tohutu kasvamise ja arenemise tahe selles idukeses, siis tema murdmine on lihtsalt nagu hetke küsimus. Ja see on see, kus ma arvan, nii-öelda iga inimene, kes on kasvatanud mingit taimi, teab seda tegelikult, et kui haprad nad on ja kui uskumatult vastupidavad nad tegelikult on. Et nii-öelda see on see selline ka jälle selline väga, ma arvan, see on täitsa selline jumalik nagu nii-öelda selline mäng, et kus saada aru, et kus ta vajab nüüd seda tuge selleks, et nii-öelda ma teda hoian ja kus on vaja ta rahule jätta, et ma teda puruks ei murraks, et ma teda nii-öelda üle ei kisuks, eks ole. Nii et võib-olla see on ka üks pilt, mis ma nagu tänasest vestlusest tahaksin anda nii-öelda, et mõelda siis, et ta ei ole lapseke, et ma ei kutsu teda kogu aeg väetiks lapsekeseks või ja samamoodi ma ei kutsu teda ka mingiks selleks tammepuuks, kes ta kunagi saab, vaid ta on seal, kus ta on. Ehk ma ei alanda teda, aga ma ka ei ülehinda teda, vaid ma luban tal kasvada selles hetkes, selles kohas, kus ta praegust on, uskudes temasse ja nähes seda, kuhu ta nii-öelda läheb, teadmata, kuhu ta tegelikult läheb, sest me nagu inimese puhul ei tea, kelleks ta kasvab, et kas ta on loodud imetoredaks jänkuks või imetoredaks lõviks või imetoredaks tammepuuks. Nad kõik on nagu erineva energiaga ja kõik on väga vajalikud olendid. Aga tegelikult ma ei näe seda, et me inimeste puhul ei näe seda, et milline olend nii-öelda sealt kasvamas on, aga et see, mis ma pean nagu kartma, on see, et ma teda pooleks ei murraks. Et see on jälle selline, mis mulle tundus, et see pilt on nii laetud selles õppimise kontekstis, et mulle tundus, et see on nagu vastutus, et mul on vaja see üle käia korraks, nagu läbi mõtiskleda see, et mis see võiks tähendada. Niiviisi ja siin vaatame, kas me kuhu me jõuame täna. Ehk siis juba eelmine kord siis olid mul ette valmistatud, et mis minu kogemuse järgi nii-öelda on sellised mõnes mõttes sellised takistavad nagu suhtumised, mis raskendavad õppijatega tööd. Ja see on jälle see, et kas see õppija on siis nii-öelda vale või probleem, vaid minu kogemuse järgi nad nii-öelda raskendavad nende endi elu, nad raskendavad nii-öelda minu elu ja need on need osad, millega mul on vaja arvestada, kui ma tahan seda õppimist luua. Ehk et need on kaitsemehhanismid, need on ellujäämistaktikad ja need on enamasti nad tulevad sellisest kultuuri kontekstist. Ehk see, kuidas ma kuulen, kuidas teised inimesed nii-öelda räägivad õppimisest, räägivad elust, mille üle me vingume, see on see kõik, mida me kogeme, kuidas õppija ruumi toob, et kuidas ta nagu nii-öelda selle õppimiskontekstiga suhestub. Niiviisi. Ja see on siis nagu see materjal, et mida ma võtan arvesse ja juba rõhutan ette diagnoosimata. Ehk need on kõik võimalused, mitte faktid. Aga need on nii-öelda sellised tunnetuslikud aspektid. Ja mis ma tegin, ma ei tea seda, kas te näete neid nimesid mul selle ekraani tagant, aga
kuna algselt olid nad just nagu mul kirja pandud probleemidena, mis on ka jälle selline ohtlik, sest jälle tundub, et on nii-öelda see, ma arvan, et on kõik see nagu, et neid õppijaid ikkagi tänapäeval nii tohutult, nagu see käitumine nimetatakse probleemkäitumiseks. Ma arvan, see on nii ohtlik lihtsalt, et me nagu sildistame inimesed nagu nii kergesti ära tänapäeval ja heidame välja nagu tegelikult nagu aktsepteerimata, nagu vaatamata, mis selle taga on, mis see põhjus on ja mõnes mõttes toetamata seda ruumi mitmekesisust. Ja seetõttu mulle tundus, et võib-olla me peaks panema nendele probleemidele nii-öelda tegelikult selle eesmärgistatud pealkirja, et miks see oluline üldsegi on. Nii et siis esimene aspekt on enesemääratlus, millest algab kõik. Ehk see, kelleks ma ennast pean, mis on see minu minapilt, kui võimekaks ma ennast pean, siis sellest sõltub tegelikult see, kas ma saan õpisuhtesse siseneda. Kui ma eelmine kord rääkisin ka, kui ma tulen ruumi teadmisega, et ma pole matemaatika tüüp inimene, sest kogu minu suguvõsa on lollid kui lambajalad matemaatikast, mitte keegi ei oska seda, siis see, et mul saaks tekkida hea suhe matemaatikaga, eeldab tohutult võimsat mõjuisikut, kes teeb matemaatika minu jaoks nii turvaliseks, et ma saaksin sellest huvituda riskiga langeda sellest suguvõsast välja, sest ma hakkan heristuma tänu sellega, et mulle hakkab see meeldima. Saate aru, seal on mängus tegelikult jube suur süsteem, kas see Lego klots, kas see Lego komplekt on turvaline, et kas nii-öelda meie suguvõsas tohib mängida ainult Barbimaja Legoga või võib olla ka rakett Lego. Ehk see on jälle kõik see, et mida ma tohin sinna nii-öelda sellesse oma sotsiaalsesse süsteemi üldsegi tuua või sõprade hulka tuua, millest huvitumine on turvaline. Ja kogu see andekuse ja võimekuse teema on, et ma arvan, et see, kui palju nagu meie vanemad ja õpetajad kasutavad andekuse sõna, on, ma arvan, see on nii õudselt ebaprofessionaalne, sest andekus on nähtamatu ja see, et ta ei näe mitte kuidagi moodi välja. Ja me kunagi ei tea, millise tempoga, millises vormis mingi inimese võimekus tegelikult avaldub. Ja reaalsus on see, et mitte ükski võimekus ei muutu kasulikuks ilma harjutamata. Ehk kui mul ei ole konteksti, kus oma mingisugust nii-öelda suundumust, kalduvust arendada, siis sellest ei ole tegelikult mitte, ta ei lähe mitte kuhugi. Ja see, kui nagu pannakse väga varakult paika minu võimekus, andekus ja antakse sellele silt, siis tegelikult pannakse mulle juba mingisugune müür ette. Ehk kõik need õpetajad, kes annavad soovitusi, kuidas sa ei peaks füüsikat minema õppima ja sinust ei saa seda ja sinust ei saa kolmandat, siis nad teevad sellist mõrvamist, et enda teadmata ja see võib olla ka heatahtlik. Aga tegelikult ma arvan, see ei ole õpetaja asi panna paika, kuhu minu elu viib. Nii et ja see õpetaja sõna lihtsalt samamoodi vanemad annavad veel rohkem, nagu veel aga mõlemad võrdsed. Ehk sellest kasvab see enesemääratlus, mis tegelikult mõjutab seda lennuvõimekust. Ehk kui mulle tehakse selgeks, et ma olen lennuvõimetu lind, see on see inetu pardipoja lugu. Ehk kui mulle peegeldatakse vale asja, siis ma hakkan uskuma seda ja ma võtan selle nii-öelda omaks ja ma hakkan uskuma, et ma ei ole see lendaja tüüp. Ehk, ja ta ei hakka proovimagi. Nii et see siin pilt on ka, minu jaoks on see oluline pilt, ehk selline, et mitte ükski teemant ei ole lihvitud kujul maa sees, vaid alguses on üks kole kängar. Ja selleks, et see kole kängar saaks saada lihvitud teemantiks, on vaja väga häid mentoreid, kes ta leiab, kes usub, et see kole kivi on nii-öelda teemant ja tegeleb sellega väga õrnalt, sest teemantit saab väga lihtsalt lõhkuda ja teemantit saab väga lihtsalt hävitada. Ehk teemant on süsinik, mis põleb ära põhimõtteliselt. Nii et see on selline, see enesemääratluse küsimus on hästi suur töö ja see on tegelikult väga suur võimalus õpetajale nagu nii-öelda toita seda enesemääratlust, mis on võib-olla enne natuke kiivas. Nii, siis on teine veelgi suurem teema minu jaoks, sellepärast, et enesemääratlus paistab silma, sest enesemääratlust inimesed väljendavad sõnaliselt. Kõik need laused, ma ei ole seda tüüp, ma olen see, meie perekond, et ma saan selle kohta väga lihtsalt infot. Nüüd see järgmine, nüüd see praegune teema, väärtustunne, väärikustunne, võimekustunne on nii sügav, nähtamatu allvundament, on isegi vundamendi alune vundament. Ehk
ja sellest sõltub see, kuidas see õppija saab ruumis eksisteerida. Ehk siin on mõningad sellised, see on see hea lapse, paha lapse nii-öelda konflikt või vastuolu, et kas ma tohin üldsegi olla, kas minu olemasolu segab, et kuidas ma peaksin olema, et ma ei segaks, kas ma tohin olla nähtav, ehk see on sama, läheb seesama ei tea ütlemine ehk õpilased, kes ütlevad hästi kergelt ei tea, ma näen, kuidas tüdrukud kasutavad seda tohutult, minu kogemuse järgi, nad lihtsalt ei tohi olla, sest nende arusaam hea laps olemist on see, et sa oled vait, sa ei sega ja sa paista silma ja sa hüppad ainult siis, kui autoriteet lubab, sest siis ma saan kiita. Nii et ja see on jälle see, mis on nagu, et kui eelmine kord jäi ka üks teema, mis on eraldi teema täiesti, on see distsipliini teema ja distsipliini tähenduse teema ehk see tohutu vaigistamine on nagu, et kui ühtpidi me tahame, et nad osaleksid hea eneseväljendusoskusega, aga nad peavad olema ruumis tasa. Ehk et see on ka selline nagu tohutu vastuolu ja tasa olemine, et küsimus ei ole see, et kas me lärmame, vaid küsimus on see, et kas ma olemas tohin olla või on iga minu eneseväljendus on nii-öelda segab. Ja see on jälle ka selline tohutult tunnetuslik asi, et mis on iga õpetaja jaoks, et mida tähendab sinu jaoks hea klass või mida tähendab hästi käituv laps. Ehk tegelikult on see väga sageli nagu päris õudne on see määratlus, mis me peas võib olla. Ehk see on täiesti eluvastane tihtipeale. Nii et see ja samamoodi on see eksimine, eks ole, et kas ma saan, et meie koolis tihtipeale on nagu programmid on nii täis ja õpetajad teevad need nii täis, on see, et millisel hetkel ma annan hinde, et kas ma annan hinde juba nii-öelda selle esimeste vigade peale, mida siis väidetavalt saab parandada, aga reaalsus on see, et ma olen 2 saanud juba. Või tegelikult on see, et ma võin essee ära kirjutada, siis ma saan teada, et seal on mingid vead, ma saan seda parandada, ma saan õppida ja ma saan näidata seda, et ma olen nagu õppinud ja ma saan selle eest hinde. Eks see on ka jälle selline küsimus, et millises protsessi osas ma annan selle lõppkokkuse hinde, et kas see hinne tuleb nii-öelda vea tegemise eest või hinne tuleb õppimise eest. Ja see on ka jälle selline, tegelikult on ta nagu õpetaja võimuses, et mis see sinu nagu tempo ja mis see sinu aegruum sellele õppimisele on, ehk mis on see protsess, mida ma hindan mõnes mõttes. Ja see on jälle see, milles on nagu, et me võime süüdistada selles igasuguseid seaduseid ja kõiki, aga päeva lõpuks teen nagu mina õpetajana teen selle valiku, et millisel kujul ma seda teen ja mille eest ma nagu selles mõttes hindan. Nii, siis on elumängu mängimine, me oleme siin täna sellest juba rääkinud. Eelmine kord ma rääkisin ka sellest palju, on seesama see toime tulemine, kus sees on siis see loovus. Ja see on nüüd see osa, mis tegelikult minu kogemuse järgi, see läheb kõigile korda. See vanematele korda, kes tohutult tahavad, et nende lapsed tohiksid areneda enda moodi. Õpetajatel läheb see korda, et kuidas seda loovat ruumi luua, mis on väga keeruline. Kooli vanuses on see eriti keeruline nagu heas, kus koha peal on vaja kuuluda, siis selle hoidmine tegelikult on nagu täiesti teistsugune trikk. Täiskasvanutega on see kohutavalt raske. Õpetajate koolituses on loovuse mängud kõige raskem osa, sest seal on vaja eksimisloaga mängimise julgust, mida nagu nii-öelda täiuslikuks õpetatud õpetajad ei tohi teha, sest vigu ei tohi teha, kui nad peavad iga päev vigadest hindeid andma. Ja see on jälle see, et see ongi nii keeruline, et ta on nagu nii tohutult nagu takistatud ja ta on nii ohtlikuks muutunud. Ja see ongi see, et kui õpetaja, see on see sama küsimus, eks ju, et kui juhtkond ei toeta või teised tihtipeale minu kogemuse järgi võib olla isegi see, et juhtkond toetab, aga nii-öelda kooli personal ei toeta, sest seal on alati nii-öelda neid näpuga vibutajaid, et oi, meil nii ei tehta või tuled siin uuendama või seal on, ma olen nagu kuulnud, ise kogenud seda, nagu see on nagu nii kohutavalt vägivaldne võib-olla. Ehk et nii-öelda küsimus on see, et kas minu moodi võib teha üldsegi, et kas see minu moodi loovus või minu moodi mäng või minu moodi õpetamine, kas see üldse tohib olemas olla. Nii-öelda, ja kui see küsimuseks on jube nagu laetud täiskasvanu tasandil, siis küsimus on see, et aga mis seal ruumis toimub sellel õppijal, kes peaks alles avastama, mismoodi neid legoklotse võib kokku panna. Ehk see on, et see on tohutult keeruline ja ta ongi väga keeruline ja see on jälle see koht, kus mina rõhutan, et see on see koht, kus on vaja, et õpetaja kardaks piisavalt, et ta kardaks piisavalt nagu seda kõri kinni keeramist, sest see võib juhtuda nii tahtmatult. Ja see on jälle see koht, kus nagu nii-öelda see minu töös on see, et nii-öelda aidata nii juhtidel kui ka need mõjuisikutel teadvustada seda, et see võib juhtuda kogu aeg. Et kuidas hakata märkama seda nagu varast märki sellest, et nüüd juhtus. Eks ju, et kuidas ma saaksin sekkuda piisavalt varakult, et kui ma seda nii-öelda tegin kogemata või mis iganes asi ja kuidas sellest julgeda üldsegi õppida.
Aga võin öelda, et selles mõttes me võime rääkida sellest, aga tegelikult on see tagajärg ja seda saab lahendada hoopis teistsugusest kohast, mitte nii-öelda, et see ei saa olla eesmärk omaette, vaid tegelikult on ta nagu kvaliteedi näitaja, kui see jupp on vaba. Nii, siis on hästi selline suur teema, eks ole, on see harjutamine ja sooritamine, et meil on ikkagi minu kogemuse järgi nagu eesti keeles on, et ma käin ju koolis ja ma istun seal koolis ära, ma mäletan, mina käisin ka istumas koolis, see oli lihtsalt nii kohutavalt igav, ja siis reaalsus on see, et selle tagajärg on see, et ma ei õpi ka sooritama, ma ei õpi harjutama, mina arvan, et õpetamine kui õppimine on harjutamine ja see harjutamine tähendab nagu turvalist eksimist, turvalist ebaõnnestumist, aga ta tegelikult on ja selle eesmärk on see sooritamisoskus ja see on see, miks pärast minu jaoks on roim, et meil lastakse nii paljudel õpilastel välja langeda, eriti poistel, sest minu kogemuse järgi on nagu varane koolist välja langemine, ma arvan, et ei ole olemas elu pärssivamat juhtumit elus, mis saab olla, et seetõttu nii-öelda see varane sekkumine ja nii-öelda hoidmine või läbikandmine ja läbikandmise toetamine on ülioluline tegevus. Ja nii-öelda see soorituskogemus, see lõpusooritus on ju kõige raskem ja seetõttu peab olema ja koolis me jääme lõpusooritust tihtipeale üksi. Et vahet pole, kas ta siis on lõputööga või lõpueksamitega, ükskõik mis tasanditel, aga see on nagu, ma arvan, see on elu kõige üksikum tegevus ja see on jälle see, kus on vaja tegelikult sellist psüühilist toetamist rohkem kui sisulist juhendamist. No ja siis on meil on selline, mis tuleb nagu kodudest ja üldse meie ühiskonnas, kus kogu aeg seda kooli kritiseeritakse ja kuidas on õppijatel tohutu arusaam, kuidas nad väga täpselt teavad, mida neil elus vaja on ja kuidas nende uskumis on juba selline täiskasvanud õppetasand, et kuidas nad on õppimas, mitte paberit saamas ja kõik need sellised nagu mingid loosunglaused, mis lõppkokkuvõttes takistavad tegelikult õppimist, tegelikult takistavad nagu sellesse mängu sisse minemist, see mäng peab ka lõppema ühel hetkel, et mis see õppimine on, et ma olen siin õppimas, et see paber on ka selline asi, mis tegelikult on nagu finišijoon, mille ületamine on tegelikult nagu vajalik elus, eks ole, see on jälle see, et te teate kõik kolleegid, jah, teeb küll, aga midagi ära ei tee. Et see on jälle selline tohutu paradoks, et mis nagu siis oluline selles protsessis on või mida me siin üldse tegemas on. Ja see on jälle see, kus ma ütlen, et aga kõik on oluline, et see sooritusvõime, lõpetamisvõime, harjutamisvõime, need on kõik elamise oskused ja kui võtta õppimine nendeks tükkideks lahti ja aidata igat üht neist, siis see mäng läheb jälle teistsuguseks. Ehk nagu mitte nagu kogu aeg rõhutada seda, kuidas see sooritamine ei ole oluline. Ma arvan, see sooritamine on ülioluline, sest sa ei saa elus mitte midagi tehtud, kui sa ei soorita mitte midagi. Küsimus on see, et kas mul on vaja vahet teha, et kas ma hetkel jooksen sprinti või maratoni. Aga lõppkokkuvõttes mõlemad lõppevad ühel hetkel ära, mitte nad ei lõppe surmaga, et ma enam jooksen ennast sealt sprindis surnuks või siis ma ei saa kunagi aru, mida maraton lõppeb ja lihtsalt ühel hetkel kukun kokku. Et see ei ole kuidagi moodi jätkusuutlik, et selles mõttes on vaja aru saada, mida ma hetkel sooritan ja kuidas ennast mobiliseerida seda lõpetama ja kuidas mobiliseerida ennast seda nagu sooritama, et sinna finišisse ikkagi jõuda, et pärast finišit saaks nii-öelda taastuda taaskord. Nii et ja ma näen nagu minu kogemuse järgi, kui ma nagu aitan õppijatel seda lahti mõista, nad saavad kohe sellest aru, aga nendega tihtipeale mitte keegi ei räägi sellest. Et nagu räägitakse, võib-olla see õppimise sõna jäetakse liiga laiaks, mitte seda õppimise sõna ei võeta nii-öelda tähenduseks lahti. Ja see on võib-olla see takistus siis. Nii, ja siin on mitu korda olen siin juba rõhutanud, eks ole, on see küsimus nii-öelda sõltuvus siis sellest kiitmisallikast või laitmisallikast ja ka siis nagu tõeallikas, et mis on tõde ja mis on heakskiit. Miks ma siin räägin paradoksidest, sest ma arvan, et meie koolis ei julgeta kuna see ei ole meie kultuuris tavaline, ehk meil on endiselt see muutub kogu aeg loomulikult, et ma ei väida seda, et see on igal pool, vaid aga ma arvan, meil ei ole veel oskust õpetada relatiivseid asju, meil ei ole veel oskust õpetada piisavat subjektiivsust, et mitte ükski asi ei olegi lõplik, kõik sõltub, kust vaatenurgast vaadata. Ja seesama, et nii-öelda, mis asi see reaalsus on, tänapäeval jubedalt kasutatakse seda, et on teaduspõhine. Ja siis on need teadlased, kes võrdlevad teadusuuringuid, kõik on teaduspõhised, ainult et kõik võivad jamad olla, eks ole, sest see sõltub jälle, mis see metoodika nii-öelda, see sõna nii-öelda, et mingi asi on teaduspõhine, ei tähenda tegelikult mitte midagi, ehk ta ei ole nii-öelda garantii iseenesest. Ehk see on nüüd jälle see, et me nagu tegelikult elame, ma ei räägi sellest nii-öelda
post-truth ehk siis sellest tõejärgsest maailmast, vaid maailm lihtsalt ongi relatiivne, maailm lihtsalt ongi subjektiivne, maailm lihtsalt ongi paradoksaalne. Ehk ühes rollis ma olen tohutult hea, ma ei tea, ma olen oma ametirollis, ma olen hästi enesekindel ja siis ma olen kodu oma rollis, ma olen madalam kui muru ja ma olen sama inimene. Ja see ongi paradoks, eks ole, see ongi see selle nii-öelda elu subjektiivsus. Ja ma arvan, et ja see on see, mida õppijad vajavad, eriti kooliealised õpilased, et kui ma olen nendega töötan karjääriteemadel, siis see, mis neid aitab, kui ma ütlen, sa ei pea tegema ainuõiget valikut, sest neil tundub see, et nad peavad tegema kooli lõpus ainuõige valiku. Minu väide on see, et sa pead tegema valiku, mille sa ära lõpetad. Ehk valiku, mis nagu huvitab sind nii piisavalt palju, et sa jaksad ja sul on võhma seda lõpuni teha, sest see on ilgelt jama on selle asja lõpetamine. Aga see ei ole, ja see, kuidas see on järjekordne legoklots, aga see, mis sa sellega teed, seda näitab sulle juba elu. Ja see on see, mis minu kogemus võtab need nagu mingi pinge maha. Ehk nad ei tee nii-öelda seda the one and only, et see ei ole selles mõttes selline elu lõplik mingisugune valik. Ehk selline, jah, et selles mõttes sellise nagu paljude tõdede õpetamine, ma arvan, olulisem kui ühe tõe õpetamine ja nende paljude tõdede vastuolulisuse talumise õpetamine on, ma arvan, tänapäeva maailmas edukaks saamise seisukohast kõige olulisem asi. Ja see ongi, muidu see viib selleni, et on see usk, et on olemas õige vastus, on olemas ekspert ja on olemas keegi, kes teeb kõike. Ja te saate juba aru, et see on see, miks nagu ka õpetajad võivad väga sageli olla tohutud stressis, kui nad saavad sellise portsu endale peale, ehk see uskumine, et mina ka õpetajana pean teadma kõike, ma pean teadma õiget vastust ja õpilased hoiavad mind vastutavana, kui ma ütlesin valesti. Ja see on see, miks pärast see nii-öelda liigne hindamine ja eksimuste lubamatus teeb õpetaja enda töö raskeks. Sest see tähendab seda, et õpetaja peab olema ka eksimatu, sest tema juba on ekspert. Nii et see on jälle selline nagu, et tegelikult on niisugune nõiaring, eks ole, et ma nagu tegelikult teen selle valikuga ka enda töö hästi raskeks. Nii, ja siis ongi nii-öelda see, kus ta nagu elus selles lennuvõimelisuses viib, miks ta on ohtlik, on see, et kui ma hakkan uskuma, et see võim ei ole minu sees, lõppotsustaja ei ole kunagi mina, ehk keegi teine peab andma mulle loa, keegi teine peab andma mulle hinde ja keegi teine peab andma mulle heakskiidu või siis laituse. Ehk see tegelikult nii-öelda viib väga kitsasse ellu ja viib väga hirmunud ellu ja viib täiesti mitte loovasse ellu. Ehk on täiesti mitte ettevõtlik ja mitte aktiivne elu, sest ma pean kogu aeg pelgama või olema kogu aeg sõltuvuses nii-öelda mingisugusest välisest süsteemist. Nii, ja siis ongi nii-öelda see, millest ka kogu aeg on, et kas ma nagu olen kriitiline või olen kriitiliselt mõtlev. Ja see on see ka, mida nagu mulle tundub tihtipeale meie sellises kommenteerimisühiskonnas ei tehta vahet, et mis vahe nendel tegelikult on. Ja see ongi see kriitiline mõtlemine, ma arvan, parem sõna on nii-öelda mõtestamine. Sest see kriitilisus on nii-öelda eesti keeles on nii laetud sõna, et mõtestamine on nii-öelda avatum, et ma vaatan seda mitmest vaatenurgast, mõtestan läbi, mis see võiks siis tähendada, mitte ma ei anna kohe sellist hukkamõistvat hinnangut, vaid püüan mõista, püüan uurida. No ja siis see nagu viib tegelikult selleni, et tegelikult õppijad usuvad, et on olemas õige vastus ja nad annavad vastused, millel ei ole mõtet. Sest nad ei ole harjunud sellega, et neilt küsitakse nende mõtet, vaid nad peavad teadma õiget vastust. Ja seal on väga suur vahe. Üks on nagu õige vastus ja teine on see, et mis mõte mul tekkis sellega seoses, mis küsimus mul tekkis. Vaadake, ja see on eluoskus. Mitte ei ole see, et ma nüüd oskan tulistada, et ma tean õigeid asju. Ja see on jälle see, et ma ei räägi ju mitte midagi nagu uut taaskord, aga see on nagu vahel natukene nagu mulle tundub lahti mõtestamata lihtsalt, või lahti sõnastamata, et mis see siis nagu vahe on sellel faktipõhisel õppimisel. Sest ma arvan, et äärmus ei ole ka see, et me ei tea fakte, vaid küsimus on see, et kas ma nende faktidega oskan peale midagi hakata, et kas need tekitavad mõtet, tekivad uusi nagu seosed, ehk see Lego klotsidega mängimine, et need faktid on klotsid, aga nende klotsidega peab nii-öelda kokku panema ja mängima nendega. Ja sealt on see koht, kus tekib siis see uus mõtlemine, uus nägemine, innovatsioon ja areng ja ilma selleta ei saa seda tekkida tegelikult. Niiviisi. Siis on meil järgmine teema on kogukonda kasvamine. Ehk siin sees on siis igasugune suhtlemine, suhestumine, mis on minu jaoks kõige keerulisem ja kõige tüütum, on see õppijatega töötamine, Eesti õppijaga koos töötamise töö juures.
on see lõputu igikestev vingumine, mis mulle tundub, et on nagu kohati mulle tundub, et see on ainus eneseväljendusviis, mida nad oskavad ja seda vahet pole, kas ma töötan keskkooliealisega või magistriealisega. Sest mulle tundub, et on kogetud seda, et ainus aeg, mil nad teevad suu lahti, on siis, kui on vaja kuidagimoodi seda tööprotsessi kommenteerida või küsida, kas peab tegema või kas ma võin varem ära minna. Ehk seal ei ole nagu ühtegi mõtet, vaid see kõik on selline, minu jaoks selline ebaküps, kommenteeriv, reageeriv suhtlemine. Ja see ei ole suhtlemine. Ja see on, minu jaoks on see kohutavalt tüütu ja kurnav ja nad tihtipeale ei tea seda, et nad seda teevad, sest nii on alati tehtud. Ja see on, olles töötanud väga paljudes kultuuriruumides, siis meil on see väga hästi välja arendatud. Ehk ma arvan, et meie kultuuriruumis on see viimistletud väga kõrgele tasemele ja see on, ma arvan, väga elupärssiv oskus, mis meil kõigil on. Ja samamoodi see kommenteerimiskultuur, et just nagu kogu aeg võib reageerida, et mul küll ühtegi ideed ei ole, aga mul on õigus teise ideed kommenteerida kogu aeg. Ehk see on ka jälle selline, see on see, et ma ei ole mitte kriitiline, vaid kriitiliselt mõtlev. Ehk ma nii-öelda ei arenda vestlust edasi, vaid ma lihtsalt kobisen. Ja see on ka jälle see osa, mida mina arvan, et on vaja õpetada või seda on vaja tagasisidestada või seda kultuuri nagu arendada. Aga et see on jah, meil selline meisterlikul tasemel on see oskus, mulle tundub olemas. Ja siin on nagu sellised asjad, mis on ka nagu oluline, ma arvan, õpetajal võtta nagu teadmiseks, ehk meie õppijal on tohutu autoriteedi ja täiskasvanu hirm. Ehk jah, nad võivad ülbitseda, aga selle ülbitsemise taga on tegelikult tohutu hirm, ehk nad väga sageli minu kogemuse järgi on liiga vähesed meie õppijad kogenud õpetaja poolset võrdväärset nagu respekti. Ja see, et nad oleksid täiskasvanuga saanud vestelda võrdväärsena sisulist vestlust pidada, ilma et nad peaksid aru andma, et nad saaksid kogu aeg mingi hinnangu, sealhulgas kiitmise osaliseks, et nad lihtsalt vestlevad teise inimesega. Ja see on, ja kuna neil tihtipeale, ja see on väga suur takistus, sest ükskõik, mida sa plaanid teha seal klassiruumis, kui sa ei võta seda hirmu maha ja sa ei võta arvesse seda, et nad kardavad sind reaalselt sellepärast, et sa oled selles positsioonis ja sa oled vanem, siis tegelikult on lihtsalt see sein ees. Ja ma arvan, väga paljud inimesed ei teadvusta seda, et nad arvavad seda, et seda ei ole. Aga lihtsalt nagu põhjus ongi, ma arvan, see, et kogemust taaskord ei ole. Ja seetõttu on nii-öelda igal ühel meist on võimalus olla see esimene täiskasvanu, kes annab kogemuse, et on võimalik teist respekteerida võrdsena, sõltumata vanusest ja sõltumata kogemusest, vaid et me nii-öelda saame sisuliselt vestelda, mis iganes see teema meil siis parasjagu on, ilma et me peaksime üksteist kiitma kogu aeg või laitma või kritiseerima või kommenteerima või mida iganes siis need töövahendid on. Ja see on see eeskujuks olemine, sest kogu see koos olemine, et me küll räägime kogu sellest meeskonnatööst, aga seda ei õpetata tegelikult. Et tegelikult see nii-öelda mitmekesises ruumis üksteise respekteerimine, see on kogukonda kasvamine või samamoodi, et eraldi teema on täitsa distsipliin, et mis see viisakus tähendab, et meil nagu nõutakse seda tere ütlemist, lahti mõtestamist, mida tere teeb. Tere tegelikult markeerib, et ma märkan teist inimest ja ma nii-öelda aktsepteerin tema olemasolu ja ma toetan tema seda väärtushinnangut, et ta on olemas. Aga mitte ta ei ole selles mõttes selline karistatav tegevus, et kuidas on nüüd tere ei öelnud või kuidas on nüüd aitäh ei öelnud või et nii-öelda ta ei ole selline faktiline kohustus, vaid ta taaskord on jälle selline see kogukonda tunde, kuulumistunde toitmine. Nii saamine, mulle meeldib, kui mind märgatakse ja see tähendab seda, et tegelikult minu ülesanne on ka teist märgata. Aga vaadake, see on hoopis teistsugune nagu mõte sellele distsipliinile, et selleks, et me siin ruumis saaks koos olla, siis me nii-öelda peame respekteerima üksteist ja selleks on vaja olla viisakas. Aga viisakas ei tähenda nagu selline hea laps, fiks ja viisakas ja vait. Ehk, et see on jälle selline nagu, mis on ka jälle nagu, arvan, meie kõigi võimalus nagu vaadata, mida ma ise teen ja selle kaudu nagu isegi mitte õpetada, vaid tegelikult demonstreerida sellist nagu väärikust tunnet tõstvat, teisega arvestavat, respekteerivat koosolemist. Ehk et see on jälle selline nagu nii nagu oluline teema tegelikult. Ma arvan, meil nagu see viisakus tähendus kuidagimoodi hakkab nagu kaduma või kuidagi põhjus ei ole mitte see, et keegi ei vaja seda, kõik igatsevad ju seda, vaid lihtsalt ma arvan, see on nagu unustuse hõlma natukene vajanud või see vajab lihtsalt uut lahti mõtestamist või nagu uuesti nagu nii-öelda esile tõstmist. Ja mitte viisakus enda pärast, vaid viisakus
nagu kogukonna tunde pärast ja see on hoopis teine tähendus, eks ole. Ja siin on, kuna nüüd on üle aja juba läinud, aga hea küll. Ehk siis küsimus on, et kuhu need teadmised jäävad, et kui me anname ju aineid ja me õpetame konkreetseid asju ja nüüd ma siin rääkisin, et just nagu see, mingid need inimlikud asjad on just nagu ka tähtsad, siis nagu ma olen mitu korda maininud, ehk ma arvan, et teadmised on nagu klotsid. Ja kui ma lähen ruumi, siis me ei lähe ruumi, et kõik need asjad, mis ma rääkisin, kõik see kogukonnatunne, enesemääratlus, väärtustunne, need on nii tundlikud teemad, ehk kõik vajavad nendega tegelemist, aga sellesse ruumi, kus sellega tegeletakse, ei saa minna. Ehk mis tähendab, et tegelikult need, mis ma siin mainisin, ma arvan, on esmased, aga nende asjadega tegeletakse aine kaudu. Ehk kui ma valmistun, siis ma ikkagi valmistun nii-öelda mingeid teadmisi andma, aga selle all peab mind juhtima tegelikult see inimese arendamine. Ja ma arvan, see on see, kus nad kokku tulevad. Ehk et nagu see mitteinimlik inimene, kes kõike teab, ei ole väärt. Ja üliinimlik inimene, kes mitte midagi ei tea, ei ole samamoodi tegelikult nii-öelda ühiskonna seisukohast või nagu ei saa temaga teha midagi. Ehk me ei saa ühtegi poolt kõrvale jätta, vaid nad tegelikult on nagu nii tugevalt omavahel seotud. Aga võib-olla see aitab nagu mõelda, et kuidas nad nagu suhestuvad ja kuidas nad nii-öelda kokku lähevad. Et see on, aga jah, ma arvan, et nii-öelda kui ma lähen inimestega kohtuma, siis lähtekoht on alati see teema. Ja lähtekoht on alati see aine ja lähtekoht on selle teema mingi fookus. Ja see on see, mille kaudu me hakkame seda mängu mängima. Ja see on nüüd see turvaline koht, ehk ma saan nagu mõlemad. Nii et minuks on oluline, et kumbagi poolt ei alatähtsusta ega ka jälle üle ei tähtsusta. Ehk ma arvan, et on nagu üksteiseta ei saa lihtsalt ja tihtipeale nagu me lihtsalt unustame need tundlikud teemad ära, sest teadmiste andmist on palju lihtsam kontrollida. Aga selle nagu nähtamatu olendiga, selle teise loomaga on nagu ju, no me ei saa aru, mis sellega nii-öelda ja mis tegelane ta on. Niiviisi, aga nüüd ma olen siin läinud ajast üle, aga ma teen sellise otsuse hetkel, et ma jätkan, ehk kellel ei ole aega, siis suur aitäh, et sa tulid. Ehk ma saadan salvestuse, kui sul on aega, siis jää ja kui sa pead lahkuma ja sul on mingi teema või küsimus, siis kindlasti kirjuta see, et siis ma saan sellega veel edasi tegeleda. Aga ma räägin oma need slaidid ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Ehk siis ma ei jäta ilma teid seekord. Niiviisi ja ma lihtsalt käin sellise, kuna ma olen tegelikult neid asju maininud, aga mõned asjad nii-öelda selle minu protsessi üle, et mida siis mida siis praktikas teha, et kuidas valmistuda selleks kohtumiseks, kus ma annan mingit teadmist. Ehk kuidas mis see minul nagu nii-öelda need astmed tegelikult sammud on. Ehk kas nende asjadega peab või nagu arvestama. Ehk vastus, see, mis ma nüüd loetlesin, on see, et nendega ehk need võimalused, see võimalik taustsüsteem, aga see ei ole tõde. Ja see tähendab seda, et kui need võtta diagnoosina ja kui ma mõtlen ette seda, et oi, need on nüüd kõik sellised, eks ole, et need on selliste hoiakute, selliste arvamuste, selliste hirmudega, siis ma tegelikult taaskord valmistun valeks asjaks. Aga kui ma nendega üldse ei arvesta, siis ma arvan, väga paljud õpetajad on stressis ja läbipõlemisohus sellepärast, et nad ei oska mõnes mõttes nendega arvestada. Ja see tähendab seda, et nad ehmatavad, et väga paljud noored õpetajad, kes lähevad kooli mõtte pealt, et ma armastan õpetamist ja ma tahan hirmsasti neid õpilasi aidata ja kui nad näevad nii-öelda seda neid vahel koletisi seal, kes need vastul seisavad ja nad ei oska nendega suhestuda, sest seda ei õpetata lihtsalt, siis nad ehmatavad ära ja sellele nagu järgneb selline lõputu stressis ja sellises võitlemisolekus olemine. Nii-öelda, ja ka siis, kui ma sellega ja täpselt ja kui ma eeldan ära, et ma lähen nüüd koletistega kohtuma, vaadake, siis ma nagu relvastan ennast ära, mis tähendab, et ma nii-öelda toidan enda hirmu ja ma teen ennast koledamaks ja suuremaks, võtan suured relvad kätte ja siis ma lähen juba vastanduma. Nii et seetõttu mõlemad pooled on taaskord nagu
stressirohked lahendused, mis tegelikult võivad takistada taaskord jälle õppimist, nii et seetõttu on parem lähenemine see, et tuleb arvesse võtta ja vaja aru saada, et taustsüsteem võib koosneda sellistest teemadest, aga see, millega sina hakkad kokku puutuma, näed sa alles siis, kui sa seal kohapeal oled. Ja see on see, miks pärast tempo peab olema selles mõttes aeglane. Nii, lihtsalt selline, ma käin need sammud läbi, ehk minu jaoks on esimene lähtekoht. Ma mitte ei hakka tegelema nii-öelda inimese psüühilise ettevalmistusega, vaid lähtekoht on ikkagi see, et mis mu ülesanne on. Ehk mis on minu aineline ülesanne või teemaline ülesanne, ehk mis on see nii-öelda sisuline eesmärk. Ehk ja mul on vaja see paika panna. Ehk see on see, mis annab sisu, see on see, mis annab struktuuri ja see on see, mis mängu me hakkame mängima. Ehk kui ma tulen, ma tean, et keemiatund tuleb, siis hea õpetaja on see, kes õpetab mulle keemiat siiski. Et ma tunnen seda, et ma arenesin selles aines ja ma ideaal on see, et ma sain targemaks ja ma arenesin ka inimesena. Ehk see on mõnes mõttes see eesmärk. Aga see fookus peab olema aine. Ja ma arvan, et enamus inimesed on nagu kogenud seda, et tagantjärgi kõige paremad õpetajad olid oma aine kontekstis tugevad ja selle struktuuri suhtes ranged õpetajad. Mitte distsipliini suhtes ranged õpetajad, vaid nad olid oma aine suhtes uhkusega seda ainet andvad õpetajad. Ehk nii-öelda see ekspertsus on tegelikult, ma arvan, see ülioluline koht ja see on, miks ma tahan seda rõhutada, see, et tihtipeale selle inimkesksuses mul tundub, et seda alavääristatakse natukene. Ehk see aine läheb nagu teisejärguliseks, aga ma arvan, et see on sisend ja see on see mängu nimi tegelikult. Ehk, ja seda ei tohi alahinnata. Ja see teeb elu lihtsamaks ka. Siis on vaja arvesse võtta, kellega ma kohtun. Ehk mis vanuses nad on, kes nad on, ma arvan, et oluline on ka see, et kus ma tegelikult või ongi, et mida ma tean, kooli kontekstis on hästi keeruline see, et õpetajad räägivad õpilasi taga, ehk ma arvan, et see on nagu meie süsteemis endiselt väga-väga leviv asi, mis tähendab, et mind töödeldakse ette, et keegi on hea, halb või mida iganes. Mingi klass on hea või mingi klass on halb või mida iganes. Ja see on see, kus on vaja jälle olla hästi kriitiline ja hoida seda nullseisu, ehk mul on vaja oma kogemust, mitte tugineda, valmistuda selleks koletiseks nii-öelda. Ja samamoodi on vaja oluline see, et saada aru, et ma mitte midagi ei tea. Ma ei teadnud mitte midagi enne, kui ma ei ole kohtunud tegelikult. Ja ma arvan, et see on, ma ei tea, kui mina koolitan, miks sisekoolitus, ja ma saan sellelt tellijalt mingisuguse info, siis ma võtan seda arvesse, aga ma pean selle ära unustama, sest ma näen olukorda siis, kui ma kohtun nende inimestega. Ehk, ja siis saab selle mängu nii-öelda alustada. Siis on väga oluline, mis on, ma arvan, teie kontekstis, eriti kui sa koolis oled, et siiski on vaja aru anda, et kui palju mul aega on ja kus see kõik toimub. Ehk iga meetodide puhul ka, iga liikumine võtab aega ja ma arvan, väga palju, väga tore, et tehakse vahvaid meetodeid, aga kui tund on lühike, siis pool tundi logistikale kulutada on, minu meelest on see see ei ole mõttekas tegelikult. Ehk, ja liikumise puhul on oluline arvesse võtta, et kui inimene peab võtma uue koha, siis ta peab saama aega harjumiseks. Ehk ta peab saama luua endale uue stabiilsuse. Ja uus tool on võõras koht, mis tähendab, et uus tool tuleb ära kodustada ja sellele tuleb aega anda ja see on taaskord pikendab seda logistika aega. Ja iga kord, kui ma loon uue paari või uue mingi meeskonna, siis see võtab aega ja see on logistika. Ehk me peame nii-öelda häälestuma ja harjuma üksteisega ja seetõttu nii-öelda tuleb arvesse võtta, palju meil päriselt aega on. Ja kui enamus aega läheb logistikale, siis ma arvan, et see ei ole mõistlikult kasutatud aeg. Aga see tuleb ainult kogemusega. Nii, siis ma teen mõnes mõttes sellise üldplaani ja eelhäälestan ennast ära ja mõtlen läbi, mis on potentsiaalsed mingisugused tegevused, aga tegelikult mina töötan nii, et ma teen teemade jaotuse, mis on vaja ära tegeleda, ehk ma pean aru saama, mida on vaja käsitleda ja mul on vaja välja mõelda nende teemade intriig, et miks ta oluline on. Ehk mina pean ära mõtestama, miks need jupid olulised on. Ja see on, ma arvan, jälle see, et kui ma võtan õpiku, siis ma jagan selle õpiku nii paljudeks tükkideks, kui palju mul aega mõnes mõttes on. Võttes arvesse seda, et ma aeg-ajalt käin koolitusel ja aeg-ajalt jään haigeks. Ehk, et ma teen sellise suure kava. Ma arvan, see on jälle selline, võib-olla enamustes töötavad nii. No, lihtsalt, et siis on järgmised, nüüd me oleme jõudnud nii-öelda kohtumisprotsessi, siis on paar etappi selles kohtumises, mida mulle tundub,
unustatakse ära. Minu oma laagripersonali puhul see suvi kogesin, kuidas nad tunnistasidki, ma unustasingi ära ja seetõttu ma arvasin, et on oluline üle käia. Ehk kohtumise esimene etapp on ruumi sisenemine. Ja see füüsiline ruumi sisenemine tegelikult, vahet pole kas online'is või offline'is. Ja see on see, kus mitte midagi ei toimu. Ehk me tegelikult koguneme sinna ruumi ja see on selline maandumise koht, kohale jõudmise koht, kus ma näen, mis toimub, kuidas kogunetakse, kuidas keegi on. Ehk see on selline nagu nii-öelda kohale jõudmise koht, millele nagu kui ma õpetan esinemist, siis see on kõige olulisem hetk, et ma võtaksin aega kohale jõudmiseks, sest paljud inimesed arvavad, et peab tulistama kohe hakkama. Ma arvan, et on need legendaarsed õpetajad, kes koridoris annavad juba ülesande, pole ukse sisse astunud. Mul on enda sellised õpetajad olnud ja kõik need lood on ka väga toredad, et kuidas uks avaneb ja sel hetkel on juba ülesanne antud, eks ole, keegi seda kohtumise hetke mõnes mõttes mitte kunagi ei toimu. Nii, ja pärast seda kohale jõudmist alles algab alustamine ja see ei ole iseenesest mõistetav asi. Ehk see algus peab olema markeeritud. See on see, kus on see tervitus, markeerime ära, et ma nüüd näen, et te siin olete. See on see kontakti loomine, saamine ja see ei pea võtma palju aega. Ehk see võib võtta aega minuti, aga see markeeritud algus on nii-öelda, et sina lood kontakti ja tegelikult need teised saavad ka aru, et nüüd algas. Ehk väga sageli see algus unustatakse ära, sest seda teha on väga hirmutav. Ehk lihtsam on peale lennata juba mingi korraldusega, kui luua see nii-öelda kontakt. Ja miks see sissejuhatus on ka oluline, miks on tark üle käia ja öelda seda, et mis see teema meil on või kus me oleme, et oleks ikkagi, et sina teaksid, et sa oled õiges kohas, kus sa räägid ja et see teine pool teab, kus koha peal, et ta on õiges kohas. Ehk ja need on nagu, ma arvan, te olete olnud valedes kohtades, nii te teate, kui tähtis see on, et kui alguses peale ma saan aru, et ma olen vales kohas, et siis ma saan nii-öelda õigel ajal lahkuda. Ja see on oluline ka selleks, et nii-öelda luua see ruum. Ehk see ruumi hoidmine, see on eraldi teema. Ja mis see ruum on, see psüühiline ruum ja füüsiline ruum. Ehk siis see ruumi loomine on ka asi, mida mulle tundub vahel, et väga palju seda ei teadvustata. Ja samas me kasutame lauseid, oi ruum oli paks ja seal ruumis oli paha olla, et me kõik teame, mida see tähendab tegelikult ja tegelikult see ruumi loomise vastutus on nii-öelda sellel mõjuisikul. Niiviisi ja sellele järgneb see inimese toomine ruumi ehk minu jaoks on inglise või soome keeles on hästi hea sõna, on sellel etapil on perehtyttämine. Eesti keeles ma nimetan nagu perestamine, et ma muudan need õppijad mitte meeskonnaks, vaid et me oleme nüüd, et on nagu turvaline ruum, kus olla. Et me kõik oleme siin õppimas ja see on nagu see usalduse ruum on vajalik selleks, et oleks võimalik end väljendada ja oleks turvaline tegelikult õppida. Ja see on jälle see, et kui see jäetakse ära, siis see võtab aega tegelikult ja see on nagu ja minu kogemuse järgi meie koolis seda üldse ei tegeleta, sest septembri alguses alustatakse õppetööga, mitte ei alustata häälestamisega ja siis maikuus on hirmus palju aega kuidagi moodi seal üle. Ehk ma ei tea, kui teil on ma ei tea, kui palju te aega võtate selle jaoks, aga ma nagu julgustan sellele rohkem aega võtma, et nagu tagada seda, et inimesed tunne, eriti kooli kontekstis, kus nad on kaua aega koos, ehk kui nad ei tea üksteise nimesid, nad ei pruugi teada sinu nime. Ehk kõik see nagu, see kõik on nii hirmutav ja üldiselt meie kooliruumis, vahet pole kas tavakoolis või ülikoolis, ei tegeleta üldse tegelikult selle nagu õpperuumi või inimruumi tekitamisega, sest arvatakse, et see nagu tekib ise. Ja siis nagu aru saamad seda, et ma arvan, see ei ole kunagi päris ise tekkinud ja tänapäeval sellel mobiilimaailmas tekib see üha vähem nagu ise, sest inimestel ei ole oskust ja julgust kokku saada. Sest hästi lihtne on minna oma sõprade ja oma nagu selles mõttes, vaadake, meil ei ole survet teiste inimestega suhelda tänapäeval, sest meil on telefonis olemas kogu aeg mugavad inimesed. Ja see on see, mis pärast on vaja seda aidata. Ja sellel on vaja nii-öelda kaasa abistada neid uute kontaktide loomisel. Ehk et see oskus kaob kahjuks nagu üha rohkem. Nii, ja siis on hästi oluline, minu jaoks on see, et mina pean andma teema konteksti. Ehk miks me sellest räägime, miks see minu meelest oluline on ja miks me üldse midagi tegema hakkame. Ja see on ka see osa, mida ma näen, et miks on, ma arvan, meie kool igav, sest teemad ja ained on mõtestamata. Ehk õppijad ei saa aru, miks see võiks vajalik olla. Et kui ta ei näe hetke kasu, siis ta ei suuda, tema ei oska laiemas kontekstis mõelda. Ja see on selles mõttes õpetaja ülesanne avada seda teemat. Ja minu kogemuse järgi on nagu
õpilastele väga meeldib teada saada tegelikult nagu meetodid taustasid, et kuidasmoodi see nagu aitab õppida mingisuguseid asju ja see mulle tundub, et nagu aitab neil nagu kuidagi väärikusttunnet nagu tunda või on minu mulje jäänud, et nagu, et neile meeldib teada, mis nendega tehakse, et tihtipeale ma räägin seda pärast, kui juba tehtud on, aga ma nii-öelda ei hoia seda saladuses, et ja siis see on nagu see, mis tekitab ka usaldust, et nad julgevad selle mängu tulla rohkem sisse või proovida. Igaüks omast tempost taaskord. Nii, ja see väga oluline, mis on ka mulle tundub tihtipeale, mida ma näen Eesti õppijate poolt, on see, et nad ei tea, mida nad tegema peavad. Ehk see protsessi tutvustus, reeglite tutvustus, nagu see ja terve, nagu selles mõttes, nagu ma arvan, et nagu õppija võiks teada tervet süllabust, et mida sa ootad järgmise semestri jooksul nagu kõik kodutööd, kõik tähtajad ja mis on nende mõte ehk aidata juba ja mis on nende tähendus, millisel kujul sa neid ootad, sest tihtipeale ma tean, et see meie tavaline ja see on jälle selline, et et taaskord ma üldistas, ma tean, et kõik õpetajad töötavad erinevalt, kõik koolid töötavad erinevalt, aga siiski ma kohtun õppijatega, kes ei tea. Ja samamoodi seda on vaja rääkida mitu korda üle, ei piisa seda, et sa räägid ainult ühe korra seda. Kui eriti alguses on vaja seda mitu korda rääkida, et kui ma alguses pelgan teisi, siis ma tegelikult ei kuule, mida see õpetaja räägib. Ja seetõttu ma julgustan nagu neid baasasju mitu korda üle rääkima selleks, et õppija saaks õppida tundma sinu süsteemi, sest see nagu, mida rohkem on süsteem tuttav, seda rohkem saab toimuda õppimist ja seetõttu on ka võib-olla ma nagu, see on ka erinevad lähenemised, ehk mina kasutan oma töös üha vähem meetodeid, sest iga meetodi kasutuselevõtt nõuab selle meetodi kasutama õppimise nagu aega. Ehk mida rohkem sa nagu kasutad sarnast meetodit, siis seda rohkem omaseks see meetod saab, mis tähendab selle meetodi harjumisele ei kulu enam aega. Ehk see õppijad nagu kiiremini lähevad selle meetodi sisse. Ja ma näen nagu, ma alles hiljuti ühel prantsuse keele kursuselt tulin sellepärast ära, et ma lihtsalt ei jaksanud enam selles meetodit demonstratsioonis osaleda. Ja ma saan aru, et see on väga tore, et õpetaja oli nii palju aega näinud selle tunni ettevalmistamiseks, aga ma arvan, see õpetaja kunagi ei märganud seda, et ta ei tea tegelikult, mida me oskame või mida me ei oska, vaid oli väga tore, et seal oli lõpmatuseni värvilisi pabereid ja kooke ja igasuguseid muid vahvaid meetodeid oli tehtud. Aga tegelikult ma nagu keelt õppida ei saanud, sest ma pidin nende meetoditega mängima kogu aeg. Nii et, ja ma näen seda õpetatakse õpetajate koolituses samamoodi, igasuguseid vahvaid lipikuid kogu aeg tegema, siis see, mida tänapäeva õppijad, nad ei koge päris nagu seda kontakti, ehk tegelikult nagu on võimalik hakkama saada väga palju vähemate meetoditega ja ma julgustan tegema vähem ja tegema sarnaseid selleks, et õppijad õpiksid selle mängu ära, kuidas sinu klassis töötamine käib. Mitte see ei ole ta iga kord on mingi vahva uus mäng. Ehk sa ei võistle selle teemal, et milline õpetaja on kõige lõbusam ja kõige vahvamate meetoditega. Siis minu jaoks on nagu see ideaal on see, et igal kohtumisel ma võiksin kuulda iga õppija häält ja ma tean, et siis kui on klassid suured, siis see on keeruline, aga mingi aja jooksul võiksid sa kuulda iga õppija häält siiski. Ehk seda nagu aega anda, nende mõtteid kuulda ja seda vahel saab teha ka kirjalikult. Nagu minul nad tihtipeale reflekteerivad, kirjutavadki 100 sõna enam-vähem, et mis see mingi mõte oli, et kui seal ei ole võimalik kogu aeg seda sõna anda, aga mul on tegelikult vaja, et see õppija saaks ennast väljendada, sest see on jälle see, mis tõstab tegelikult tema seda olemasolemise tunnet ja enese väljendamise julgust ja see on ju see, mida ma tegelikult nagu anda neile tahan, mitte ainult see teadmine, mida ma neile pakun. Ja siis ongi nagu, et mis see nagu tegelikult see tagajärg on see, et kui see teema minu kogemuse järgi, kui see teema on piisavalt eesmärgistatud, intrigeeritud, seostatud, see süsteem on selge ja kontekst on selge, siis tegelikult võib olla plaan väga palju väiksem ja see on väga palju lihtsam ja õpetajal on väga palju vähem vaja teha, sest õppimisprotsess on juba käivitatud ja sellisel juhul ma ei pea olema see õppimisprotsessi käimas hoidja, sest õppija tegelikult teab, mis seal minu ruumis juhtuma hakkab, ehk ta tuleb nagu juba sellise teadva hoiakuga, ettevalmistatud hoiakuga sinna ruumi, aga selle pean mina üles ehitama ja see on 100% minu vastutus.
Ehk ma pean tegema selle mängu tuttavaks ja mina õpetan seda mängu ja mina pean õpetama seda, millisel kujul ma seda mängu tahan mängitud. Ehk milline see kodutöö peab välja nägema, mitte ei ole, et ema mõtleb välja, kuidas siis referaati teha, mida ma olen siin hiljuti kuulnud. Ehk sina tutvustad seda, millisel kujul sa tahad neid asju teha ja see on jälle see koht, kus sa nii-öelda aitad neil õnnestuda. Nagu ma eelmine kord rõhutasin, et edu tulemus on minu ülesanne õpetajana ja see on jälle see, et selleks ta saaks edu tunda minu ruumis, pean ma ütlema ette talle, mis selle toob. Ehk ja see on see, mida ma jälle nagu näen, et seda kuidagi tehakse vähe, sest ma arvan, et fookus läheb sellele aine andmisele sageli sellises vormis, mis alahindab õppijat, ehk eeldades, et ta ei oska ise lugeda, et mis iganes asjad seal võivad olla. Ehk õpetajad tihtipeale, mulle tundub, planeerivad oma tööd nii, et nad on liiga hõivatud aine andmisega. See kõlab hästi paradoksaalne, aga nad on natukene hõivatud nagu selle fakti esitlusega nii palju, et nad ei jäta piisavat aega ja energiat õppijat märgata. Sest nad on nagu ennast, ja see on jälle see koht, mis ma eelmine kord ka nagu rõhutasin, et tegelikult ma arvan, et õpetaja peab ehitama õppeprotsessi talle sobivaks ja need kodutööd peavad intrigeerima ka sind. Ja see on jälle, mida ma julgustan, et kui tundub, et sa saad aru, et ma andsin liiga palju, siis mõtle välja, mida saaks olla vähem või mis saaksid olla nutikamad ülesanded, selleks neid vähem saaks olla. Ja see on jälle see koht, kus ma ütlen, et mis on ka niisugune nagu keeruline soovitus, sest kui sa oled väsinud ja läbipõlemise äärel ja tohutult järelevalvatud ja kritiseeritud, siis sellist arendustööd on väga raske teha. Ja see on jälle see koht, et ilma selleta ei saa ja samas ma tean seda, kuidas väga paljud õpetajad ei ole olekus, kus nad oleksid suutelised ja võimelised tegelikult tegema, sest nad lihtsalt ei ole nagu vaimset võimekust või aega selle jaoks, et nagu arendada ja kriitiliselt vaadata, et mis neid ennast ei toeta, mis õppijat ei toeta, aga veel rohkem on see, et kuidas ma saaksin õpetajana selles väga stressirohkes olukorras teha oma töö lihtsamaks, ehk kuidas optimeerida see olukord ära. Ja see on see, mida ma nagu julgustan tohutult tegema, eriti kui praegu on nagu vaheaeg, et mida sa saaksid vähem teha tegelikult, et mida saaks teha nutikamalt, mida saaks teha vähem, selleks, et nii-öelda sul jääks rohkem aega vajalike asjade jaoks ja tegelikult see õpitulemus saaks ikkagi saavutatud. Ehk see on ka jälle selline võluv nagu optimeerimise mäng, et sa ei pea tegelikult kõiki ise ära tegema. Ja siis on üks asi, mida jäetakse ka ära, on lõpetamine. Kui oli algus oluline, siis samamoodi on see reaalne lõpp, et see tehakse küll väikeste lastega, eks ju, kus ei tohi keegi liigutada enne, kui õpetaja ütleb, et nüüd võib liigutada, aga tegelikult seda peab kõigiga tegema, et nagu markeerida samamoodi see lõpp ära. Ideaalis võiks olla lõpuring, kus kõik ütlevad kas ühe sõna või ühe mõtte, mis nad nagu nii-öelda sellest tunnist või kohtumist kaasa võtavad, sest tegelikult see on ka ülioluline eluoskus, võtta asju kokku ja see, mis tegelikult selle mõte on see, et kui see lõpuring muudab selle sinu loodud õpikeskkonna, selle õppija siseprotsessiks, ehk sa keerad nii-öelda kogu selle sinu tehtud töö nagu tema sisse. Ja see on see, mis on nii-öelda mõnes mõttes see psüühiline eesmärk sellel lõpuringil. Et mitte ainult nii-öelda see ei ole jälle selline, ma saan hästi palju infot ka, kui ma kuulen seda lõpuringi ja lõpuringi ajal kunagi ei tohi kommenteerida midagi, vaid kõik saavad nagu kiiresti käivad läbi selle. Ja kui õppijad õpivad selle lõpuringi tegemise ära, siis tegelikult see läheb jube kiiresti lõpuks. Et seda võib teha ka 20 õppijaga seal nagu tunni lõpus, seda ei pea iga tunni lõpus tegema. Aga et kui vähegi võimalik, see on jälle see, et nagu sõna andmine ehk tegelikult, et nii-öelda tema mõte on oluline, sest see jälle annab seda väärtustunnet tõstab ja oma võimekustunnet. Ja samamoodi on see, kui on väga tore, siis minu kogemuse järgi ikkagi inimestel nad ei lähe ära lihtsalt, et tegelikult neid peab vahel ära ajama. Ehk see nii-öelda luba lahkuda võib öelda ka korraldus lahkuda, et nii-öelda, et nagu aidata neil sellest väljuda sellest protsessist ka, ehk nad võivad nagu liiga kaua sinna kohale jääda. Eriti kui sinuga on väga tore, siis nad ei lähe ära. Nii et seetõttu see lõpp on ka oluline. Nii, aga selle ma jätan siis praegu siin ei ole nii, ma olen üle käinud. Ehk ma tahtsin lihtsalt, siin on ka, et kes vastutab kogu selle asja eest. Ehk hästi palju, nagu mulle tundub, tänapäeval kaasatakse vastutama vanemaid, siis kuidagi see vastutus on tohutult õppijal, ka esimese klassi õppijal. Mina arvan seda, et selle ruumi eest vastutan mina. Mina loon selle ruumi nullist ja mina ehitan selle suhte nullist ja see on minu asi. Ja kui minu õppija ei saa minu
selles koolituses või minu õpiruumis hakkama, siis see on minu tegemata töö. Ehk mina pean aitama tal hakkama saada ja isegi kui ma ebaõnnestun ühe grupiga ja ma saan aru, et seal oli selline probleem, et mingisugused asjad nagu ei õnnestunud, siis on see minu asi välja mõelda, millisel hetkel ma kirjeldasin või seletasin, kas liiga segaselt, liiga vähe, liiga palju, aga seda saan mina mõjutada alati. Ehk minu jaoks on väga oluline see, et see suhe on selles mõttes minu suhe ja ta on nii-öelda minu see taim, keda mina hoian, eks ole, selles kontekstis. Ja see ei tähenda seda, et ma olen nii-öelda diktaatorlik selles, vaid lihtsalt see on nii-öelda, ma arvan, see on see, nagu minu armastuse vastutus. Ja see on ka jälle see, et ma pole selle suhte nagu ainus pool, aga tegelikult see, et nad tunneksid ennast hästi seal ruumis, on minu teha. Ja seetõttu nagu lihtsalt sellise juhi rollis ja ka õpetaja rollis ma ei tea ühtegi olukorda, kus ma ei suudaks välja mõelda, kuidas mina ei olnud selle probleemi tekkimise või probleemi eskaleerumise osapool. Ehk ja nagu tihti ja miks see on oluline öelda, ei ole mitte see, et kui see probleem võis tekkida ja ta ei lahenenud selles kontekstis, siis võib olla see, et ma õpin sellest nagu järgmiseks hetkeks. Võib juhtuda vahel see, et ma ei saa seda probleemi lahendada, sest see ongi läinud üle kätte ja ta on läinud väljas nagu minust välja. Aga ma saan õppida seda ja mõelda, et millises protsessi hetkes oleks minu sekkumine aidanud. Või ma oleks midagi teistmoodi teinud ja siiani ma ei ole leidnud veel hetke, kus koha peal mina ei oleks saanud mõjutada mingit asja. Ja see on see, mis on see, ma arvan, mis hoiab mind nagu värskena ja elus on see otsimine, et nii-öelda kuidas seda süsteemi veel rohkem optimeerida mõnes mõttes, et kuidas vähem, aga alustada targemalt. Ja see on see, mis on minu jaoks väga põnev. Nii ja küll, nüüd ma olen siin ületanud kõik ajad, aga ja küll, et siis kokku võtta seda, et milleks see kõik, siis need on, ma arvan, hästi olulised nii alguses kui lõpus rõhutada. Ehk minu jaoks on oluline, et jääda ellu ja jätta ellu. Ehk ma arvan, selle tegevuse tulemusena pean jääma ellu mina ja peaks ellu jääma õppija. Ja see peaks olema minu eesmärk. Et seesama asi, kuna hästi paljud eelmine kord küsitud, oligi see läbipõlemise vältimine. Ja ma arvan, see on väga hea nagu arenguallikas. Ehk kui ma olen kogenud seda läbipõlemise tunnet või läbipõlemisele lähenemise tunnet, et siis on vaja seda süsteemi optimeerida, taandada ennast, vähendada, tuua rõõmu rohkem, teha asju sellisel kujul, mis sind toidavad, sest sellisel juhul saad sina toita ka teisi. Aga ma arvan, see nii-öelda elukaitse on, ma arvan, kogu selle asja nii lühiperspektiivis kui pikas perspektiivis on kogu selle mängu eesmärk. Ja see on minu jaoks on ikkagi nagu see edukuse märk on see, et nagu selline pehmeks ja hoolivaks jäämine. Ja see on jälle, mida ta hästi paljud kirjutanud, et samamoodi see on tohutu väljakutse, sest kalgiks ja rangeks muutumine on väga lihtne ja see on väga palju lihtsam kui hoolivaks ja pehmeks jäämine. See elu raskus taob meid nii palju, et väga lihtne on kõvaks muutuda. Ja samamoodi nagu, et seda hoida seda heatahtlikku ja loovat elu, et jääda uskuma, et isegi kui on keeruline, siis suuta uskuda tegelikult endasse, õppijasse, elusse, õppimisse nagu sellesse maailma, sest kui see ära kaob, siis kõik asjad kaovad ära. Ja selleks, et seda kõike nagu hoida, on vahepeal vaja hoog maha võtta ja olla minu kogemuse järgi on vaja õppida olema targalt vilets, mitte hädiselt vilets, vaid targalt vilets. Ehk tagajärg ongi see, et avastada seda, mida tegemata jättes saavutan ma tegelikult sama tulemuse. Ja ma arvan, et sel hetkel, kui jõuda sinna punkti, kus tekib nagu see arrogants, et hakata vähendama oma asju, siis ma arvan, sel hetkel tegelikult tekib areng. Nii sinu areng kui ka selle õppija areng. Ehk nagu, et see õpetaja loobub sellest tubli tüdruk olemisest või tubli poiss olemisest, ükskõik kumb siis. Ja see on nagu, aga selleks mulle tundub, on jälle ka niisugune asi, et kõik, kes nagu mõtlevad sellele läbipõlemise ennetamisele, siis tegelikult ma arvan, tihtipeale see läbipõlemise eelne punkt on see, kus hetk tekib, et tekib see piisav nagu küpsemine, kus saab tekkida julgus ja risk hakata asju tegema tegelikult teistmoodi. Nii et seetõttu nagu üks teooria ütleb ka, et läbipõlemine on tegelikult läbimurre. Nii et küsimus on, et kuidas seda kasutada, eks ole, taaskord jälle seda nii-öelda
see küllastumispunkti, et kas küllastumispunkt paneb kokku kukkuma või küllastumispunkt paneb süsteemi muutuma selleks, et ennetada järgmist küllastumispunktini jõudmist. Nii et see on jälle see, et kasutades, ma ei tea, füüsika ja keemia termineid, see ma arvan kogu elu selgeks. Ja see on jälle see, mida ma julgustan kõiki õpetajaid ka tegema, et kasutama nende nagu tihtipeale halvasti räägitud ainete terminoloogiat kasutada täiesti nagu ootamatutes ainetes selleks, et avada jälle, ja see on see, kuidas õpetajad saavad tegelikult teisi aineid aidata. Et ma kasutan metafoorina nagu teiste ainete mingisuguseid termineid mingite asjadele nagu mõtestamiseks. Ja see tegelikult aitab rajada uksi nende legotükkide omaks võtmiseks. Ja see võib olla jälle taaskord nagu nii kaudselt toimub ja te saate sellega toetada õpetajad, kes annavad raskeid aineid. Ja see on jälle see, et see ei pea olema eesmärk, vaid küsimus on see, et kas ma mõtlen ise need mõtted nagu metafoorid läbi ja siis kasutan neid selles mõttes selleks, et asjadele mõtet anda või seoseid luua. Nii et see on minu jaoks on see isiklikult nagu põnev mäng. Nii ja lõpumõte, minu üks selliseid toredamaid raamatuid kunagi enne elus lugenud Vendasid lõvisüdameid, mis on täis nii uskumatuid mõtteid. Ehk see on ka minu meelest selline Korbi ja Joonatani vestlus, mis on, ma arvan, mind terve see aasta innustanud ja innustab kogu aeg, kui mul saab julgus otsa. Ehk siis Korb ütles oma vanemale vennale: miks pead sa minema nii ohtliku asjaga tegelema? Sa võiks ju jääda sama hästi koju, tule juurde istuma ja tunda ennast mõnusasti. Ja Joonatan vastas: on olemas asju, mida peab tegema isegi siis, kui see on ülimalt hädaohtlik, sest et muidu pole sa mingi inimene, vaid lihtsalt väike rämps. Vot. Ja see on minust üks erakordselt tore mõte. Nii, aga hea küll. Siis see mammut jutt, lihtsalt kuna ma siin eelmine kord rääkisin ka, aga nüüd on siis saab päriseks, ma saadan teile need kirjad, ehk ma siis sellekordsest webinarist innustuna nüüd teengi ikkagi webinari sarjad kord kuus õpetajatele ja õppimisega seotud teemadel. Kuupäevad on ka olemas 7 korda maikuuni ja hind on siis ühe korral 20 või siis kogu sari 7 korda on 99. Ma saadan teile selle info ja siis lisaks ma ikkagi, et kui peaks olema huvilisi, siis kuna ma siin olen teinud arenguseminari ülikoolis kaua aega ja olen mõelnud, et tegelikult võiks seda teha sama formaati ikkagi ka professionaalidele, siis ma pakungi välja õpetajate arenguseminari, mis on 3 kohtumist Tartus detsembrist veebruarini, kus siis saab juba nagu harjutada läbi, kogeda läbi, arutleda läbi ja nagu saab nii-öelda, ma arvan, ka oma kaaslastega nagu näha seda, mis seisus teised on. Ehk on sellised koolituspäevad põhimõtteliselt, kus on reflekteerimist, mõtestamist, metoodika mõtestamist, palju kõike seda, mida nagu vaja on. Ja see on siis selline 3 kohtumise hind on 450 ja grupp on kuni 20 inimest. Nii et kui kellelgi peaks olema huvi, siis andke märku, saadan teile selle lingi, kus saab ennast üles anda ja mõelda ja siis mine sa tea, mis sellest saada võib. Aga sellega ma siis täna siin lõpetan selle mammuti. Vabandan, et nüüd läks nii palju üle. Nii et ma panen korraks selle ühesõnaga suur aitäh kõigile, kes seda kuulasid, seda pikka juttu. Seda kõike saab järelkuulata ja suur aitäh.